Üle pika aja taas algab Nokalaada saade ja seekord kutsusin ma külla väga imelikud inimesed, kes vähemalt üks neist nimetab ennast feministiks. Ja selle peale kukkus kohe õlu maha siin. Jaanus on ka vist. Ma olen ka feminist, jah. Nii, ja sinu nimi on siis, tutvusta ennast rahvale, kuidas sa tahad ennast, et nad sind teaksid? Kuna mul see interneti nimi on Elisela Silva, siis ma vist jätan selleks, et tere. Ja olen jah feminist ja väike noor filosoofi hakatis vist. Õpid alles? Õpin alles, jah. Sa ei ole veel kogenud filosoof? Ei ole. Ja, aga sa tead juba maailma kohta üht-teist? Ma arvan küll, jah. Oota, kas filosoofia ei ole see teadus, mis uurib seda, et kuidas maailma ei olegi võimalik käsitleda ja ei olegi võimalik teada midagi? Põhimõtteliselt, mida rohkem uurid seda vähem tead? See on väga postmodernistlik lähenemine, et mitte kõik filosoofia ei tegele sellega. Osad on rohkem inimesed, kes näiteks töötavad tehisintellekti arendusprogrammides, kes on loogikud näiteks, on ju ka tegelikult filosoofid ja nimetavad ennast filosoofideks. Et see on see, mida sina mainisid, see on niisugune üks võimalik haru, millega võib tegeleda. Aga esimest korda oled sa mikrofoni ees? Tegelikult ei ole. Ma olen Raadio 2 Punkpolitseis ka käinud ühe korra. Okei. Ja Jaanus? Mina tutvustan ennast kui arvamusliidrit ja ajakirjandustudengit ja loodetavasti peatselt Eesti tippajakirjanikku. Ja umbes aasta pärast olen kindlasti tippajakirjanik juba. Ja julged sõnad. Julged sõnad, peabki julge olema. Julge ja terav noor ajakirjanik. Ja see on hästi tähtis. Famous last words. Aga millest me täna räägime? Räägime feminismist, räägime sooteemadest, sootrollimisest, sookollidest. Jah. Tahaks sellest, millest meil siin ennem juttu oli ka oma vahel, et eelkõige sellest, et kuidas inspireerituna siin jälle Hardo Aasmäe viimasest toredast sõnavõtust, et naised jooksevad minema ja küll on kõik väga halvasti ja siis mul lihtsalt jälle hakkas meelde tulema see, et millises sellises kafkalikus Eestis me praegu elame, aga sellest ma arvan pikevalt natukene hiljem. No ma ei tea, pigem nagu mehed jooksevad Soome tööd tegema ehituse peale ja nii edasi, et naised kodus tahavad palka saada ja raha saada, et lapsi kasvatada ja siis mees peab minema tööle kuhugi. Jah, see on jah. Aga samas jälle, kui me vaatame seda ajude väljavoolamist, mis on täiesti jälgtermin, aga siis me näeme seda, et just jällegi see õudne sõna, et sünnitusealised naised lähevad siit minema. Ja miks nad lähevad minema? Siin on, Lauristin on sellest rääkinud, siin on see eksperimentaalpsühholoogia tüüp, issand jumal, Jüri Allik või? Jüri Allik, jah. Vot tema on ka oma toreda panuse andnud selleks, et seda aeg-ajalt kommenteerida, et minnakse paremaid mehi otsima. Mis minu meelest on selline vägagi küüniline ja ühepoolne vaade, sellepärast, et kui sa ikka näed, et mina olen 5 aastat investeerinud mingisse haridusse ja riigil minul ei ole normaalset, mind ei taheta, mul ei ole siin rakendust ja sulle kuskilt Taanist öeldakse, palun väga, tule siia, eks ju siis. Naljakas oleks jääda ju siia, kas te ei leia, see oleks väga irratsionaalne. Ei, välismaa mehed lähevad päris kuumaks kaubaks küll tegelikult, et vaata isegi proua Ilves suudles välismaa meest meil hiljuti, nii et kodus oma Eesti mees olemas, või Eestis pärit. Kui palju THI on ka pigem välismaa mees, USA-s sündinud, USA-s kasvanud ja inglise keelt räägib ju põhimõtteliselt palju paremini kui eesti keelt. No ja kas kurjad keeled mitte ei räägi seda, et mitte ainult Evelin Ilvesel ei ole omad afäärid, vaid ka on Toomas Hendrikul, et arusaadav ju, et see asi võib olla selline kokkuleppeline. Et need konkreetsed nimed siin on väga valus teema praegu, et neid ei hakka mainima. Nimesid me ei nimeta. Ja. Millest me täna siis räägime? Ma saan aru, et sul olid mingid teemad välja mõeldud. Muide, kes publikust veel ei tead, siis kuidas me üldse siia sattusime kokkuvõttes on niimoodi, et kuna Eliise on niisugune feminist ja mina olen natukene niisugune meesõiguslane, siis me hakkasime internetis vaidlema.
ja siis me lõpuks kohtusime, et Eliise tegi mulle õlut välja, mis oli väga meeldiv ja tõi mulle lilli ka, et mis on siis isegi veel laua peal alles. Õllepudelis ilusti. On jaa, näha on. Jaa. Õllepudeli silt on täpselt vastav. Kas seda on orhideed vist või? Ei, kollased liiled, matuse lilled tõin talle. Aga siis me rääkisime 8 tundi järjest. Ja vahet pidamata ja me lõpuks jõudsime arusaamisele, et me vist nagu enamustes, kui mitte kõigis teemades oleme sama arvamuse peal. Jah, tol õhtul küll olime jah, et täitsa isegi üllatusin. Ma arvasin, et me hakkame üksteise peale karjuma seal edasi laivis, aga ei hakanud üldse. Ma absoluutselt ei teadnud, mida ma ootan sealt, kui ma sinna koha läksin, see täiesti selline blind date oli. Sellepärast tulebki päris elus suhelda omavahel, mitte internetis. Ja internetis väga palju läheb kaduma, toon läheb kaduma ja kogu selline empaatia läheb kaduma vahel. Ja sul on kohe mingid hoiakud ka, et sa vaatad, kuhu gruppi mingi inimene kuulub, sest grupp tegelikult ei loegi läbi, mida ta ütleb, sa ei püüagi mõista. Ja te taustauuringud vaatad, kes kusagilt pärit on ja millega tegeleb ja mida ta muud räägib. Aga sellest, et kuna me kõigiga nõus olime enam vähem, siis nagu tegelikult äkki sa südames oled siiski meesõiguslane nagu minagi. Vaat see oli see küsimus, mis sa jälle internetis küsisid ka, et küsisid, et siinsed feministid, miks te siis ikkagi nagu ei ütle egalitaar, humanist või mida iganes, eks ju. Siis mõtlen, et ei oleks päris aus, kui ma niimoodi ütleks, sellepärast, et feminismil on väga suur panus olnud lääne kultuuri ja eriti akadeemiasse ja ma ei saa nagu eitada seda, et mul on väga suured eeskujud just nimelt sellest vallast, et kuidas mõista kirjalikku kultuuri, kuidas mõista psühholoogiat, kuidas mõista teadust läbi selle, et teadust ja kultuuri on teinud mehed. Ja kui me räägime mingist universaalsest tunnetusest, inimtunnetusest, ja seda on teoritiseerinud mehed, siis paratamatult me võime, sealt võib nagu järeldada, et keegi nii-öelda on sealt välja jäetud. Ja pärast seda, kui naised hakkasid oma panust andma, siis tuleb välja, et feministlik akadeemiline traditsioon on olnud suuresti kultuurikriitika, teaduskriitika ja just nimelt selle koha pealt, et tegelikult ju räägivad meil ainult ühe grupi inimesed, kellel on sarnane elukogemus, kellel on sarnane majanduslik taust. Ja näidata neid teoreetilisi puudujääke on minu meelest olnud selline kohutavalt tänuväärne töö ja ma olen leidnud sealt nagu lihtsalt nii palju head, mille üle mõelda, et nüüd nii-öelda sellest loobuda ja öelda, et ma ei ole feminist, siis ma nagu keeraks natukene selja või see oleks silmakirjalik. Et siin muidugi tuleb, ma alati teen väga rangelt vahelt feministlik traditsioon kui akadeemiline traditsioon ja feminism kui sotsiaalne liikumine. Ja feminism kui sotsiaalne liikumine on mulle kahjuks või õnneks olnud natukene võõram. Nimelt sellepärast, et seal on olnud näiteks Gloria Steinemilgi oli nii-öelda sellised vägagi antiintellektuaalsed sõnavõtud ja selline, temal oli see suur värk, et mitte kellelgi ei ole kasu sellest, et see naine filosofeerib seal kuskil ülikoolis, kus talle antakse raha selle eest, et ta räägiks raskete sõnadega, et see naine seal kuskil agulis ei saa mitte mingit kasu sellest ja feminism kui selline peab aitama just seda naist, kes on seal agulis oma mehe vangis. Aga see on selline siuke natukene tegemist on ikkagi mingisuguse ideoloogilise konstruktsiooniga ja ideoloogia, mida siis nii-öelda mingi grupp defineerib ja mis omakorda defineerib mingit gruppi, alati kasutab teatud selliseid valupunkte, keelelist mitmetahulisust, et läbi suruda mingeid oma väärtusi. Et kui mina nagu nii-öelda loen sinu juttu, Elver, siis ma näen ka seda sama, et siin on nagu kasutatakse sõnu ja teooriaid oma mingite väärtushinnangute edasiandmiseks, mis tegelikult jäävad tihti varjatuks. Aga jah, see nüüd jälle läks natukene kaugele sellest põhiteemast. Ma eile nägin Twitteris USA asepresident Joe Biden oli pannud üles postituse, kus ta lubas, et ta ei peatu enne, kui naistel on kõik õigused, mis on meestel.
ja siis mul tekkis küsimus ja paljudel Twitteris tekkis ka küsimus, et millised need õigused on siis meestel USA-s, mida naistel ei ole. Kas selles teemas nagu me ei ole jõudnud lõpuks tasemeni, kus ka Eestis, kuivõrd küllaltki läänelikus ühiskonnas, on naiste ja meeste õigused on üsnagi võrdsed ja kohati lähtuvalt ka bioloogilistest põhjustest on naistel isegi natuke rohkem õigusi võrreldes meestega, kui niimoodi päris kõrvuti panna. Et kas me ei ole jõudnud staadiumisse, kus feminism on saavutanud oma eesmärgid ja muutunud natukene igandiks? Ma võtaks siinkohal sõna ja ütleks, et väga armas ja tore on see, et de jure on mingisugused õigused sätestatud ja ilusasti kirjutatud seadustesse üles, aga minu arvates feminism tegelema de facto olukorraga ehk sellega, mis tegelikult toimub. Ja Eesti ühiskond eriti, kuna me oleme niisugune pisike riik, meil on kõik kirjutamata reeglite peal ja kirjutamata reeglid on ikka meil väga, väga antifeministlikud endiselt. Et kas antifeministlikud või antinaiselikud? Ei, antifeministlikud, naiselikkus on mingi kahtlane mõiste, mida ma ei oska defineerida, millest ma parem ei ole ka ei räägiks. Ja selles mõttes ma olen ka nõus sellega, et juriidiliselt oli ka mustanahalistel väga tore justkui elada 60-ndatel Ameerikas, aga de facto me teame, et ei olnud. Et alates väiksematest asjadest, et ühte väikest mustanahalist tüdrukut 63-64 aastal vist ähvardati põhimõtteliselt tappa, kui ta läks valgetega samasse kooli, lõpetades sellega, et mustanahalised ei tohtinud bussis näiteks niimoodi niisama istuda, kui valge soovis istet. Et samamoodi on ka praegu minu meelest, meil ei ole, ma absoluutselt ei implitseerigi, et meil nii hullusti on, aga samamoodi on ju ka meil, et meil on juriidiliselt ongi just kui kõik okei, jokk siis, eks. Aga siis kui hakkad vaatama, et kuidas siis päriselt on, siis miskipärast ikka on liiga palju on seda juttu naistelt, et näed, jälle keerati, eks ju, jälle on halvasti. Ma tean, et ma sain sama töö eest vähem palka ja on väga küüniline, kui öeldakse, et näete, statistika ütleb, et mingit siukest asja ei ole, sest et mitte ühegi inimese see anecdotal evidence ei lükka statistikat ümber, kuid statistika ei lükka ka anecdotal evidence'i kunagi ümber. Ja kui meil on nii palju inimesi, kes ütlevad, et näete, on vastik suhtumine, on raske, on halb, minu üle naerdakse, ma pean alati topelt tegema, siis meil on probleem ja seda eitada on lihtsalt rumal. Statistika järgi eelmisel aastal soovoliniku büroo sai rohkem kaebusi meestelt kui naistelt. Kas me ei peaks nagu tegelema hoopis meeste õigustega siin juures, nagu kui sa räägid, et nagu naised tunnetavad, neid diskrimineeritakse, aga vaatan, et statistika järgi, et mehed tunnetavad rohkem, et neid diskrimineeritakse, et järelikult äkitselt, kui sa vaatad anecdotal evidentsi järgi, siis ju peaks olema olukord vastupidine hoopis. See on väga huvitav, et sa sellise fakti välja tõid, ma isikut ei tea sellest uuringust või sellest kaebuste hulgast, aga puhtalt laest võttes võiks öelda seda, et mehed ootavad palju rohkem, neil on nende nii-öelda ootus sellele, kuidas nendega käidutakse, on palju kõrgem, et paljud naised, näiteks ma isiklikult olen veennud ühte oma sellist tuttavat sõbrannat selles, et tema elu on halb ja ta ei uskunud seda. Ja ta rääkis mulle ikka väga nagu siiralt, et tema arvates kõik ongi nagu väga hästi. Ja kui ma talle nagu üritasin seletada, et sind diskrimineeritakse, siis ta keeldus seda vastu võtmast, sellepärast, et kui sa oled eluaeg elanud, oled internaliseerinud tegelikult selle oma natuke väärastunud tänapäeva Eesti naise rolli, siis sa arvadki, et see on õige ja hea ja sa ei lähegi kaebusi tegema. Ja see on väga kahetsusväärne situatsioon, sest siis ongi need toredad naised, kes tulevad ja räägivad, et feminismi ei ole meile vaja. Kuule, aga kui sa lähed mehe juurde ja räägid talle, et tema kujund sellisest mehest kui kaitsjast ja toitjast on täiesti vale ja iganenud ja see diskrimineerib teda, et tema jaoks on ajateenistus on kohustuslik, tema peab aasta oma elust kulutama selle peale, kusagil metsas joosta, teha suuresti mõttetud harjutusi, mida saaks tegelikult tunduvalt kiiremini edasi anda ja mida isegi vist plaanitakse järgmisel aastal teha lühemaks. Kui me räägime sellest, et peaks olema, nagu paljudel naistel on ootus meestele, et mees oleks toit ja mehel oleks auto ja maja ja teeniks kõrgema palka ja naine saaks kodus lastega tegeleda, sellised traditsioonilised soorollid, et need ju tegelikult represseerivad mehi rohkem ja kui sa hakkad meestega rääkima sel teemal, kes on sellised tõesti nagu ütleme 30-40 on sellised macholikon mehed, kes on selle mingi suhte või mingisuguse pereelu juba läbi elanud ja ta näeb seda, et kui raske see tema jaoks on,
siis pigem on sealt see reaktsioon, et või mind ka diskrimineeritakse. Aga võtame selle sõjaväe näite, et ma ei tea, kas sa oled sõjaväes käinud? Mina sain terviseprobleemi tõttu ära sealt. Mina sain ka terviseprobleemi tõttu ära sealt ja mul on kuri kahtlus, et igaüks, kes vähegi nagu viitsib, saab terviseprobleemi tõttu ära sealt. Et see on päris niimoodi ka ei ole. Kusjuures minu kogemus näitab, et suht on, et minu arvamus on see, et Eestis lähevad sõjaväkke kahte sorti inimesed, need, kes ei oska ennast sealt lahti saada ja need, kes siiralt tahavad minna. Ja need, kes siiralt tahavad minna, nendest ma väga hästi aru ei saa, aga see on nende õigus. Üks minu lemmiklauseid Eesti seadusandluses on, ma ei mäleta, mis konkreetses seaduses see oli, aga see konkreetselt ütleb, et ainult meestele kohustuslik ajateenistus ei ole sooline diskrimineerimine. Kui piisaks seaduse tasemel niimoodi ühe lause kirjutamine, siis võiks ju kirjutada ka, et naiste väiksem palk ei ole sooline diskrimineerimine, ei oleks korras, ei oleks mingit diskrimineerimist enam. Ma saan aru, et de jure ei ole siin diskrimineerimist, aga de facto tegelikult on ju. Ja sõjaväega on ka, ma olen suhelnud ühe sõjaväepsühholoogiga, kes rääkis, et kui jube see tegelikult on paljude meeste jaoks, kes sinna kohal lähevad, et tal on väga palju klienti, on tema seal sõjaväelinnakus on koha peal, võtab mehi vastu, kes on tõesti surmani hirmunud kogu selle perioodi vältel, mis nad seal on olnud juhtumeid, kus tõesti üks ajateenistuja peitis ennast kappi ja keeldas välja tulemast. Kuni tuli kohale psühholoog, andis talle rohtu, tegi süsti veel mingit värki seal ja saatis koju ära, et ei olnud võimeline seal teenistuses olema. Aga mõtleksin selle peale niimoodi, et siin ongi näha, kuidas feminism võitleb meeste õiguste eest, sellepärast et feminism seades kahtluse alla seda sellist traditsioonilist mehe kui kaitsja ja mehe kui sõjardi rolli põhimõtteliselt kritiseerib, teeb ideoloogilist kriitikat tänapäeva Eesti sõjaväeteenistusele ja seetõttu on ju ilmselt nagu meeste õiguste eest väljas. Jah, sest mina ka nagu ütlen, et ma ei ole nagu kohanud mitte ühtegi inimest, kes nimetab ennast feministiks ja leiab, et selline olukord, nagu meil praegu on, et see on kuidagi hea ja põhjendatud. Et vastupidi, see peaks olema, vaat siin ongi nüüd, mina ei ole ise enda jaoks veel lõplikult seda selgeks mõelnud, et kas kõigile vabatahtlik või siis kõigile kohustuslik. Et ma tean, et kui sa ütled ühte, et kõigile kohustuslik, siis teatud inimgrupid hüppavad kohe püsti, hakkavad karjuma, kui sa ütled, et kõigile vabatahtlik, siis täpselt samamoodi. Et mul on niisugune tunne, et mis siin on, et jälle keegi rääkis, et kuidas inimesed on täiesti nagu niimoodi pooleks, või enamik toetab tegelikult kohustuslikku sõjaväkke minemist. See argument, mis sa sisse tood, on tegelikult selline poliitiline argument, et milline arvamus on populaarsem ja mida ma julgen välja öelda, aga mis on moraalne argument siin juures, mis oleks õige? Moraalne argument on see, et tõesti, et minu jaoks nagu need mõlemad on enam-vähem okeid. Vaata, siin lähebki keeruliseks. Siin on nüüd selline lugu minu meelest, et juriidiliselt siin toimub niimoodi, juriidiliselt siin toimub tõesti selles mõttes küll jah, diskrimineerimine, et me oleme praegusel hetkel on meil piisavalt aega ja raha, et tegelikult on võimelised mõlemad sinna minema, nii mehed kui naised. Aga, ja kui keegi tuleb, hakkab jälle rääkima seda, et aga inimestel on, ma ei tea, naistel on mingid menstruatsioonivalud ja kõik bla bla bla, tervislikel põhjustel saab alati ära. Kui sul tuleb endometrioosi diagnoos, eks ju, siis ma arvan, et see on piisav, et sealt ära saada. Et selles mõttes nagu see on natuke niisugune pseudoprobleem. Aga jällegi, vaata, kuna mina ise ei ole suutnud enda jaoks, mul on kogu aeg selline tunne, et mul puudub info ja väga paljudel inimestel puudub info, mille nagu põhjal neid otsuseid langetada, et ma katsun näiteks Leo Kunnast kuulata või ma üritan nagu mõlemaid kuulata, ma üritan kuulata vasakpoolseid, ma üritan kuulata meie parempoolseid sõjardeid nii-öelda, et ma saan nagu sellest aru, et mis põhimure on see, et kui me teeme selle sõjaväe nagu kõigile vabatahtlikuks, siis me seame Eesti julgeoleku suurde ohtu. Vaat nüüd ongi see, et ma loen kuskilt ühe inimese arvamust, kes ütleb, et sellisel kujul sõjaväge, nagu meil siin praegu üldse tehakse, kogu see treening, et see ongi mõttetu, see on täielik jama. See ongi täiesti mõttetu. No sina arvad ka, eks ju, et see on mõttetu. Siis ma kuulan jälle teist inimeste arvamust, kes ütlevad, et veel 100 aastat on selline süsteem põhjendatud. Ja siis ma tunnen, et mul puudub info, et teha see adekvaatne otsus, et ma üldse saaks seisukohta võtta. Või mis sina arvad?
mina küsiks sult väga siukse isikliku küsimuse selle koha pealt, et oletame, et praegune plaan läheb läbi, järgmisest aastast alates tuleb uus kord, kus sa saad minna 2-nädalasele riigikaitsekursusele, saad valida oma suuna sealt, sind arvatakse eraldi reservi ja kui on mingi sõjaolukord, siis sa tead, kuhu minna, sa tead, mida teha, sa oled kas või seal seod haabasid, on ju, aitad inimesi, kes on haavata saanud, aga sul on mingisugune roll olemas sõjaolukorras. Kas sina läheksid nendele 2-nädalastele kursustele? Eks ilmselt vaadates seda, kus me asume ja ma arvan küll, et läheks ja tahaks küll igaks juhuks. Ma omalt poolt ütleks niimoodi, et ma kunagi sõjaväkke ei lähe, aga ma hea meelega teeks läbi sellise intensiivse kursuse. Aga just nimelt ma teeks läbi selle intensiivse kursuse, mitte et ma teen seda kursust 3 kuud ja siis ma 5 kuud lihtsalt panen tühja või siis 11 kuud, siis ma panen 8 kuud tühja. Et selles mõttes ma tihti ei ole Reformierakonnaga nõus, aga see praegune algatus on küll üsna nagu tänuväärne nende poolt, et teha nagu asja nagu mõistlikumaks ja siis ei ole niimoodi nagu mul mitu sõpra, kes on läinud sõjaväkke normaalsete inimestena ja tulnud tagasi selliste natuke peast ära pööranud inimestena, kes tahavad hakata tavaelus neid oma mingisugused jaoülema rolle täitma. Et see on üsna nagu piinlik ja kurb vaadata. Seda, et katus sõidab maha, seda on küll nagu piinlikult palju. sõidab. Räigelt sõidab, jah. Et nad ikka muutuvad ikka väga tõsiselt. Et see on üsna kurb. Mind paneb tegelikult muretsema see, et kuidas sõjaväge promotakse kui mingisugust juhi kogemuse saamiskohta. Ja see on tõsiselt selline, ma ütleks haige jutt, et tegemist on ju tegelikult siukse kohaga, kus sina kui mutter, eks ju, sina ei tohi mitte midagi öelda. Sõjavägi ju niimoodi toimibki. Keegi ei kahtle nendes otsustes, mis sulle antakse, vastasel juhul see süsteemi õigustaks ennast, see kukuks kokku. Selles mõttes on kool ja sõjavägi väga sarnased kohad. Aga sellest võib-olla hiljem. Aga et niimoodi promoda seda, et minge nüüd mehed sinna, saate seal meheks, eks ju. Mida sa siis sealt saad? Sa said lihtsalt sind mõnitatakse seal, sinu peale karjutakse seal, sa pead mingeid asju tegema nagu troon ja nüüd sa saad sealt mingi siukse juhi kogemuse või? Kas me tahame, et meid juhitaks niimoodi? Natukene mõtlemist siin. Jah, ja täpselt, et kui sõjavägi ei ole nagu, sõjaväe nii-öelda näiline eesmärk on see, et õpetada sulle teatud tehnilisi oskusi, et sa saaksid oma riiki kaitsta sõja ajal. Aga praktikas ta muudab sind väga sügavalt teistsuguseks inimeseks. Konkreetselt tekib ju Stockholmi sündroom inimestel, et kuna sa 8 kuud oled seal, sa ära sealt ei saa, sa ei suuda oma endise väärtushinnanguid enam elus hoida, sa pead kohanema, sa pead sotsialiseeruma uuesti sinna militaarsesse keskkonda. Nagu mul tuttav ka rääkis, et kui sa seal, kõige hullem on see, et sa pead seal entusiastlik olema, et sellest nagu ei piisa, et sa lihtsalt, okei, oleme nüüd siin, me täidame oma kohustused, teeme nüüd selle asja ära. Ei, sellest ei piisa. Kui sa ei ole entusiastlik, siis sa jäädki sinna 9-6 peldikuid küürima ja jällegi, kas me tahame seda sorti, kas me tahame seda sorti juhi kogemust inimestele? Kas me tahame, et inimesed arvaks, et see on mingi normaalset moodi juhtimine? Kas see üldse sobib sellisesse maailma, nagu meil praegu on, mis peaks ju ideaalis toimima, kes meil siin need suured kurud räägivad mingisuguse innovatsiooni kaudu ja out of the box mõtlemise, et seal kohe kindlasti sa neid omadusi ei arenda. Teie jutus oli siin väga huvitav point, et sõjavägi vähemalt teoorias peaks tegema mehest mehe. Aga ei, ma just ütlesin, et see on väga, väga imelik jutt. See on imelik jutt, aga see on üsna levinud jutt tegelikult, et see on levinud ideoloogia, levinud mõtlemisviis. Aga kui see ei ole see, mis mehest teeb mehega, ilmselt see ei ole, siis mis on see, mis tänapäeval teeb mehest mehe ja naisest naise? Kas see on lapsepõlv, kas see on mingi, kuidas need soorollid tekivad? Soorollid tekivad sealt, et sa oled lasteaias ja siis see on see minu lasteaia jutt, eks ju. Et eks see sealt ikka tuleb. Ma mäletan seda, et nüüd võtame sellise täielikult isikliku kogemuse, et mina ei ole saanud mingit soolist kasvatust, mitte mingisugust. Mul on väga vedanud ja ma leian, et see on üks põhjus, miks ma olen siin praegu sellisena, nagu ma olen. Ja ma leian, et on täiesti, me teeme karuteene nii poistele kui tüdrukutele, kui me hakkame neile juba lapsest peale rääkima seda, et tüdrukutele on see nukutuba seal tagatoas, eks ju, ja poisid mängivad see nende tõstukitega ees. Ja kui siis nii-öelda käib mingisugune, vaata, siin on jälle see, mina olen sündinud aastal 92. Mina käisin lasteaias siis kuskil 95-99. See oli ammu.
ja vahepeal on igasugused muutused toimunud, ma olen lugenud ka, nad on väga palju muutnud seda, kuidas kasvataja võib üldse lastega rääkida ja nii edasi, aga mida ma olen aru saanud, on see, et seda sootundliku kasvatamise programmi, mis tegelikult just tähendabki seda, et me ei pane inimesi lihtsalt mingisse kast number 1, kast number 2, üks on roosa, teine on sinine, vaid et me nagu me üritame justkui näha inimest, last selle soo taga, aga mina räägin nüüd hetkel siin sellest oma lapsepõlvest, et ma mäletan ka, et kuidagi siuke igav oli, mul ei olnud eriti tore nende nukkudega seal mängida ja kuidagi siuke kodus ma ei pidanud seda tegema ja kõik oli väga tore, aga kohe, kui ma läksin lasteaeda, mul tekkis mingi kohutav sotsiaalne kramp, ma ei saanud üldse teistega läbi. Ja ma mäletan, et ma tahtsin ka seal mingite see olid hästi lahedad need mänguasjad, et need on niisugused metallist väiksed jupid, nendesse igast lahedaid kraanasi, eks ju, kokku panna, kohutavalt arendav asi, eks ole. Ja arvestades sellega, mis meie mingid turuvajadused praegu on, meil on vaja inimesi, kellel oleks seda sorti nagu huvi ja huvi just annab sulle selle skilli, olgem nüüd ausad, kui inimene läheb tööle, eks ju, lihtsalt tegema midagi selleks, et ma ei tea, tahaks raha, klotsi on vaja, eks ole, mind üldse ei koti see IT tegelikult, mind üldse ei koti see inseneriks minema, ma ei õppinud mitte ühtegi valemit oma elus pähe, ma lihtsalt spikerdasin kõik need ära, kas me tõesti siis tahamegi sihukest asja või, et see huvi tekitamine, see tuleb teha varakult ja siis, kui sa ütled inimesele, et see on okei ja me ootame seda sinult ja paljudel on ju vaja seda patsutust õlale. Kui me seda teeksime, siis läheks juba kõik palju paremini, aga nii ja siis ma läksin sinna, ma mäletan, nii hästi oli õhtu, oli pime, eks ju, ma läksin sinna mingi laua taha, eks ju, ja hakkasin seal midagi tegema ja siis need poisid lihtsalt olid mingi, mis sa teed siin? Ja osaan nagu midagi ette öelda ja siis mine ära. Ja hakkasidki mind nagu sealt nagu ära ajama ja kasvataja ei teinud ka nagu mitte midagi. Siis ma läksin ära, fine, tore. Ma mõtlen omalt poolt seda, et mul on väga vedanud, ma pole kunagi lasteaias käinud. Ma käisin niisuguses privaathooldeasutuses, kus oli mingi 3 last mõnda aega. Aga minu mänguasjade kogemus oli selline, et minu ema, olles nagu väga haritud naine, käitus nii-öelda sooneutraalselt ise seda teadmata, lihtsalt ostis mulle igasugu asju, ostis mulle autosid, mänguautosid, ostis mulle kaisukarusid ja erandit kõik ma lammutasin kohe laiali. Ja mul ei olnud mingisugust huvi nende vastu eriti, ma pigem lugesin raamatuid. Aga fakt on selles, et kui see sooneutraalse lasteaia värk tõusis Eestis nagu üles meedias, siis alguses ma tunnistan, mul oli ka siuke nagu knee-jerk reaction, et mul tundus see nagu kuidagi kummaline. Aga siis, kui ma nagu hiljem ma nagu mõelnud rahulikult, siis et see ongi nagu see, et niikaua kui me ei lähe nii kaugele, et me ei lase kanda tüdrukul roosat, kui ta tahab. Niikaua kui me lihtsalt anname talle selle võimaluse, et siin on sul sinine, siin on sul roosa ja kunagi Prantsusmaal otsustati tegelikult, et poistel on sinine, tüdrukut on roosa, varem oli vastupidi. See on väga huvitav fakt. Ja niikaua me anname lihtsalt endale selle võimaluse, et ei ole niimoodi, et lihtsalt et sulle ei suruta midagi peale, et et las inimene teeb, mis tahab. Vabadus on ju see, mis on kõige taga, et las inimene teeb, mis tahab. Väike laps mängib autodega, kui tahab, mängib nukkudega, kui tahab. Et lihtsalt, et Vot, Jaanus, mul tuli jälle meelde, mis veel oli lasteaias, põhiteema oli see, et vaata, me räägime meestest ja riskikäitumisest, eks ju sageli ja seda, et mehed rikuvad oma tervist ja nii edasi. Vot jälle, tuli meelde, lasteaias oli jälle see jama. Me käisime kiikumas ja ma mäletan, et poisid kiikusid seal püsti ja hüppasid kiige pealt alla. Ma tegin sama, eks ju, seal veel teised tegid samu asju, väga tore oli, ja siis tuleb kasvataja ja ütleb, mina ei tohi seda teha, aga näed, poisid tohivad. Et mis asi see nüüd on, eks ju. Et mina pean olema, eks ju, vaguralt kuskil, mina ei tea, mida tegema, aga poisid, näed, te võite ennast puruks hüpata, et seda võib ju ka niimoodi tõlgendada. Kui ma laps olin, siis ma tõlgendasin seda muidugi niimoodi, et poisid võivad, mina ei või, miski pärast niimoodi on, eks ju, ma hakkasin nagu väga varakult sellest aru saama, et mingid asjad on mulle nagu vägagi keelatud, aga nüüd ma vaatan seda hoopis nagu niimoodi, et me juba algusest peale me aktsepteerime seda, et nad võivad ennast nagu lõhkuda. Nii et ma ei tea, Elver, mis sa sellest näiteks arvad? No sina oledki tegelikult naisena väärtuslikuma ühiskonna jaoks, sina on emakas, sina suudad teha uusi lapsi, taastoota ühiskonda ja selleks ei ole ju vaja palju mehi, et kui need pooled ennast suurniks hüppavad kiige pealt, siis mis siis? Aga vaata, aga siin ongi ju see jama, et mina tahaks, et mina ei oleks
mingisugune väärtuslik inimene selle läbi, et mul on emakas ja ma ei tahaks, et see mees on mingi väärtuslik inimene sellepärast, et tema kuskil võsas surma saab. Aga või ennast puruks hüppab ja mina ei tea, mida debiilset, eks ju veel temast oodatakse. Et miks me ei võiks pürgida ühiskonna poole, kus me jätame selle jama nagu nüüd maha ja hakkame suhtlema inimestega kui inimestega. Ja kusjuures see on nii huvitav, ma ükskord rääkisin ka sellest mingite jumala suvakatega kuskil baaris mingite meestega, et kas te tõesti, kui te suhtlete inimestega, kas te tõesti vaatate, mis tema nagu sugu on? See on mingi, jaa. Enamus vaatab, jah. Ja võt mina tõesti ei vaata. Ja see on nagu täiesti fucked up. No. Kuidas saab? Ma räägin inimesega, mul ei tule isegi enda sugu meelde, ennem kui mulle seda nagu öeldakse. No vaat nüüd, kui Elvereks ütles, mul tuli meelde, õigus on vist jah niimoodi. Mul mingi emakas on. Mul on nagu kuidas kunagi, et vahel ma nagu üldse ei mõtle, ma üldiselt olen nagu metroseksuaalne inimene, et mind nagu väga ei identifitseeri ennast mingi rolli kaudu. Kas sa oled pedekas või? Ilmselt ma olen pedekas, jah. Mul on seda öeldud ka elust, palju ma olen pedekas. Elvar, kas sa oled ka pedekas või sa oled ikkagi nagu siuke, mis on see heteroseksuaalne valge mees? Ma pean tunnistama, et mul on olemas täiesti roosad sokid. Jaa, sul oli teanud ükskord, need on lahedad, mulle meeldivad need. Mul oli kunagi räägitud palju neid varvassokke, neid vikerkaare värvilisi. Kui andsin neid provokatiivselt kooli, siis ma taheti öelda, ma olen pedekas. Aga siis, kui ma nagu andsin mõista, et ma võin nagu ka füüsiliselt reageerida provokatsioonid, siis enam ei öelnud. Aga see oli huvitav, et paljud ei saanud nagu sellest aru, kuidas see võimalik, et on niisugune tüüp, kes nagu kannab nagu mingid sellised varvassokke ja kellel on pikad juuksed, aga samas ta nagu ei ole nagu nii-öelda nõrgukene, keda saab nagu ära taguda. Et see oli nagu hästi keeruline mõista paljudel. Ja aga vaata, kui sa ei ole nõrgukene, keda saab ära taguda, siis sa võid endale lubada siukseid ekstsesse. Aga kui sa oled siukene pehmo, keda saab ära taguda ja sa paned oma roosad sokid jalga, siis sa oled kohe siukene, antakse sulle nurga taga kohe peksa. Ja siis tuleb, mina ei tea, mis siis tuleb teha. Jõudu väkki. Kangi tõsta või? Kangi tõsta, no siin meil on kang stuudios hetkel, võime seda tõsta. Teeme pärast võistlused, kes surub rohkem. Võib teha. Okay. Selle teemal, et naised on väärtuslikumad ja mehed on vähem väärtuslikumad, et väga huvitav ajalugu on vähemalt teispool maakirja seal Põhja-Ameerikas, Kanadas ja USAs on see meesõigluste liikumine, mis ühele või teisel vormil on olemas olnud juba üle 100 aasta. Jah, siis kui nad üritasid naisi ikka koju tagasi lukustada kunagi varakult. Ma vaatasin, usu mind, that shit don't fly here nagu praegu. Seal on kindlasti olnud igasuguseid alamliikumisi, nagu on ka olnud feminismis, radikaalfeministe ja nii edasi. Aga konkreetselt, kui me räägime meeste õigustest, et kas või USAs on väga tõline probleem on see alimony, ehk siis oled naisega abielus ja lahutad ja siis pead pool oma varandustele maksma, kuigi nagu ühiseid lapsi ei ole ega mitte midagi sükest. Aga need otsuses, et ma mõtlesingi ennem, ma ka uurisin seda, aga seda kõike oleks saanud ju tegelikult juriidiliselt sättida ennem, aga miskipärast seda ei tehta. Ja need on need nii-öelda prenuptial arrangementid ja muud asjad ja neid tehakse ja nende probleem on see, et ainult vähesed osariigid tegelikult jõustavad neid. Tihtipeale on niimoodi, et kui minnakse lahutama, minnakse kohtusse, kohus tühistab selle lepingu ära. Seal on halvad presedendid seal teemal ja neid rakendatakse. Aga huvitav asi on seoses meesõiguslaste liikumisega Põhja-Ameerikas, et kui sinna etteotsa ilmusid esimesed naised, kes hakkasid rääkima, et jah, et mehi rõhutakse, mehi diskrimineeritakse, on täiesti reaalsed meeste probleemid olemas, siis järsku see liikumine plahvatas, et see läks nagu hästi-hästi suureks. Ja nende hääl hakkas märksa kaugemale kanduma. Et mingisuguseid, näiteks on siuke YouTube'i meesõigusena nagu Girl Rights Watch, ehk siis Karen Strohan. Keda mu ema vahepeal vaatas, muidu see oli naljakas. Mu ema vaatas teda siukselt, ta ütles mulle, ta rääkis mulle sellest Karen Strohanist kogu aeg, mu ema on ülikooli õppejõud ja siis üks ütles, et kui ma hakkasin mõtlema, et vist tähendab täielikku jama tegelikult. Aga mu ema nagu, algust oli nagu, et kõlab nagu õigesti. Ja mu ema on selline huvitav inimene, kes ütleb vahepeal, et ta ei ole feminist ja nii on ju.
aga siis ta üks hetk oli nagu disillusioned, ütles, et kurat, et see ikka ei ole õige asi, see ikka ei ole õige asi. Sest see on nii naljakas, kui ma su emaga räägin, siis ta on täiesti minu meelest mõistusele inimene, kes saab väga hästi aru, eks ju, mis maailmas ta elab, aga see on jälle see asi, et ma ei taha ennast selle koleda sõnaga seostada. Nagu feminism. Jah, see on see, et niikuinii keegi ei tea, mis asi see on nii palju siukest, soppa loobitakse, sest et see on ohtlik, see on väga ohtlik, sest et mõelge, kui järsku kõik naised hakkaks mõtlema, et kurat, aga äkki, eks ju, äkki ma elan täiesti valesti praegu. Miks ma jäin koju? Miks ma olen sõltuv sellest mehest? Miks ma teen kõike seda, mida ma teen? Sest et vaata, üks hästi vale arvamus on, mida ma näen igal pool, ma näen seda eriti mingis USA internetis ja ma tean, et seda nimetatakse femsplaininguks, aga sorry, nüüd ma küll teen seda veel korra ja uuesti. Et sellega on selline lugu, et kui inimesed hakkavad väitma midagi sellist, et feminism on mingi siuke asi, mis üritab nagu luua olukorda, kus naine saab passida seal kodus, eks ju, niisama tehes mitte midagi. No need naised ei ole feministid, kes niimoodi kodus passivad. Ei olegi. Ja keegi ei propageeri seda, see tähendabki vastutuse võtmist, kusjuures viimasel ajal just kõik need igasugused uuringud, mis ma olen lugenud, seal on väga suur faktor sees, et see vastutuse võtmine on oluline. Emma Goldmani fucking suurepärane essee, mis ta kirjutas armastusest ja abielust circa 100 aastat tagasi, eks ju. Või natukene vähem. Vaata üle, Jaanus, jah, kindlasti. Siis, ma praegu veel julgen öelda, sisuliselt 100 aastat tagasi ta kirjutas seda, et ikka veel, kui me ikka veel on naistel nii kerge minna seda nii-öelda, seda kergema vastupanu teed, et ma annan nagu seda oma agentsust käest ära ja mul on nii hea, äkki see mees nagu peab mind elu lõpuni üleval, nagu me teame, siis tegelikult kipub see niimoodi olema, et sa nii-öelda, sul on see aegumiskuupäev, mis on kuskil 40. eluaastad ja siis võetakse uus noor pihv asemele. Nagu see, mis oli see Goldman Sachsi, see mingi tippjuht, kes seletas lollidele naiste, et vaadake, et minu see turuväärtus ei lange. Aga teie turuväärtus langeb. Turuväärtusest räägitakse ka ülikoolis, kus naiste turuväärtus, inimene, sa oled toode. Sinu turuväärtus hakkab langema 18. eluaastast juba, samal ajal kui meeste turuväärtus hakkab alles kuskil 40. eluaastast langema. See on nagu see, mis bänd see oli, kellel see laul, et we only love you when you're 17, when you're 21, you're no fun. See üks bänd oli. Ma mõtlengi seda, et minu meelest aetakse siin nagu kohutavalt segamini see, et feministid ei ole mitte kunagi, ausalt ka, mitte kunagi siukest jama ajanud, et meie eesmärk on nüüd luua mingisugune, ma ei tea, mis debiilne matriarhaat, kus sina nüüd saad seal kodus olla selle mehe kulul vedeleda, eks ju, pärast lahutate ja saad kõik papi endale. Ei, kogu aeg on käinud jutt sellest, et vastutust võtta, aga vaata, kuna meil on vaja, eks ju, maha teha seda, meil on vaja seda sopaga loopida, võetakse ükskõik mis suva jama jutt ja it goes viral, see on nii mõnus, sa saad lihtsalt loopida midagi sopaga, mis nagu sa isegi ei tea, mis asi see on, aga mõnus tunne on. Mõnes mõttes tegelikult ma arvan, et te olete nõus sellega, et feminism on mingil määral ideoloogia. Kõik on ideoloogia. Kahtlemata, et see on, jah. Aga kui me vaatame erinevaid ideoloogiat, siis on kaks üldist mudelit. Üks on selline nagu top down, et on mingisugune konkreetne juht, nagu näiteks katoliku kirik. Ja siis on sellised nagu laialevalguvad, et kus igaüks võib olla selle liige, kes iganes tahab ja öelda mida iganes. Kas siin ei ole natukene seda probleemi, mis mul on täheldanud ka näiteks islami puhul, et enamus moslemid on kindlasti väga rahumeelsed ja toredad inimesed, aga on ka väga palju radikaalseid moslemeid, kes panevad pomme ja tapavad ja nimetavad ennast ka moslemiteks ja ütlevad, et nad teevad seda pühakirja nimel. Ja ma olen tähele pannud, et vähemalt feminismi teemal on tekkinud terve suur hunnik internetifeministe, kes on vägagi radikaalsed oma vaadates, kes kasutavad seda silti, et nemad on feministid ja justkui räägivad feministlikku juttu ja ajavad sükest jaburat paska, et jube.
Vaata, ma ütleks selle peale kohe kiirelt, et kahtlemata see on tõsi ja näiteks kui me vaatame, kus kõik need counterculture hakkas USA-s liikuma 60-70-ndatel, kummalise koha peal peaaegu iga liikumine jõudis lõpuks välja pedofiiliani, see on väga kummaline. Näiteks see on tõsi, gei-õigused lõpuks jõudsid välja Namblani North American Man-Boy Love Association näiteks. Ja samamoodi aga see oli see sama nagu sellest samast asjast stemmis või? See on see, et tollel oli, kui sa lähed väga äärmustesse, siis mõned inimesed tõepoolest lähevad liiga äärmustesse, see on ja iga liikumisega on see, aga lihtsalt see on MRA puhul täpselt sama teema, just, aga see on ju marginaal ja see ei ole ju tähtis, Oot, kas feministid ongi jõudnud pedofiiliasse välja juba või? Keegi vist kunagi jõudis, üks kuskil keegi. Kuule, Vagina monoloogides on ju täiesti vägistamine olemas. Ei ole lugenud kahjuks. Lesbi vägistamine. Ja see vägistatu on alaealine. Ja see on tegelikult feministide juures on, ma tean, et väga populaarne teos on. Jaa, aga vot nüüd ongi. Ma olen selle sisu kokkuvõtet lugenud, tegemist on ikkagi eelkõige näidendiga, kui ma nüüd ei eksi, siis ma ei tea, oled sa nüüd kindel, kuidas pidi see vägistamine seal oli? Saame fact-check'i. Ma kohe fact-check'in, ma olen see fact-checker. Minu teada oli seal selline lesbiline vägistamine ja vist oli üks osapool see vägistatu oli alaealine ja seal oli see teema pärast, kuidas vägistatu rääkis, et see oli hea, järelikult oli okei. Aga see ei olnud nagu mingisugune satiir selle kohta, et teate küll neid õpetussõnu, mida on öeldud. Ma loen Wikipeediast. In the original version, she is 13, but later versions would change her age to 16. It also originally included the line, if it was rape, it was a good rape, which was removed from later versions. 13 isegi Eestis on illegaalne, nii et meil on siin üsnagi liberaalne lähenemine sellele teemale. Sai siis naise poolt vägistatud, seal ei ole üldse öeldud midagi selle kohta. Ma sain aru, et lihtsalt mingi tüüp vägistas teda. Okay. Mingi older woman. Okei, selge, jah. Et kuhu me jäime? Me jõudsime välja pedofiiliasse. Ma olin veits provokatiivne lihtsalt. Aga samamoodi näiteks isegi need, ma ei tea, kas ta Oshot tunnete, Elise vist tunneb. Final Boss of, Guru oli USAs ja tegi Free Love Community ja seal läks ka asi lõpuks käest ära, et ta kipub minema. Aga see on, me teadagi, see on marginaalsed juhtumid, et selle järgi defineerida mingit liikumist on nagu veits mõttetu. Nii, aga kas see liikumine ise ei peaks tegelema oma enda radikaalidega? Minu meelest ju väga vana teema on see, et liikumist kui sellist sükest, rangelt, meil on mingisugune ala MTÜ või midagi sellist. Nagu seda ju ei ole enam. Nagu Selver ise ütlesid, et see on nagu sükene nii-öelda bottom-up värk, et seal ei ole mingit kindlat hierarhiat. Kuidas sa tegeled nendega? Ma toon ühe konkreetse analoogia, kus see töötab. On ateistide liikumine USA-s, kuna nad on väga marginaalne seltskond võrreldes ülejäänud ühiskonnaga, siis enam ei ole ju. Üsnagi on. No kogu see Four Horsemen ja P.Z. Myers ja kogu see teema. Võib-olla võib see kuvand jääda, kui sa protsentuaalselt vaatad, palju on USA-s ateisti, kes nagu ise ütlevad, nad on ateistid, siis tegelikult see on veidi järgi vaadata. Seal on see teema, et tuli mingi seltskond kokku, oli selle P.Z. Myersi ümber, kes liiatasid üks asi nagu Atheism Plus. Ja neil on üsnagi jaburad ideed, mis võiks olla ateismiga kaasas käia, osalt inspireeritud radikaalsest feminismist. Emma Watson on seal üks tegelasi ja ülejäänud ateistid tegelikult väga hoogsalt kritiseerivad neid ja toovad välja põhjuseid, miks see on jabur, miks ei ole ateism päris ja ateism nagu eraldi võiks olla täiesti ilma, et tal peaks olema mingisugune muu ideoloogia juures, et see kritiseerimine töötab, kuidas nagu mõõdukad kritiseerivad radikaale. Mulle tundub, et tegelikult see sama teema, vähemalt MRA communities ehk meesõiguste communities on USA-s ka mingil määral olemas, aga miks mina ei ole feminismis täheldanud veel seda, et mõõdukad tegeleksid radikaalidega. Aga see on sellepärast, et sa ei ole kursis sellega näiteks, kuidas akadeemikud üksteist sõimavad. Seal ju käib kogu aeg. No seal on Camilla see ei paista välja. Vot jah, see ei paista välja, sest et see ei ole selle sotsiaalse asjaga võib-olla nii palju seotud. Vaat siin on näiteks see, et sul on väga tugevalt on minu meelest kihistunud näiteks Paglia, eks ju, Camilla Paglia,
kes on sihuke kultuuriuurija, seksuaalsus paganluses ja nii edasi, eks ju, et kuidas tema saab, oi jumal, kuidas ta saab nendelt teistelt tüüpidelt, eks ju. Ja mis oli jälle üks kuulus sihuke filosoofid omavahel kaklus, Naomi Wolf kirjutas selle, mul jäi kunagi raamatu pealkirjad meelde, selle Beauty Myth või? Jah, vot, eks ju. Ja siis Paglia pretsis sappi, ütles, et vot kui lahe, eks ju, et kui Naomi Wolf ei näeks selline välja, nagu ta näeb, hint ta on väga ilus naine, siis tema raamat, eks ju, ei oleks kunagi nii palju tähelepanu saanud. Ja siis Naomi Wolf midagi seal jälle kobises vastu ja siis lõpuks seal Paglia ütles, et ta on lihtsalt twit või midagi sellist. Et kogu aeg ju õiendatakse. Et Christina Hoff Sommers, eks ju, kes on ilmselgelt parempoolne, konservatiivne ja ka ilus naine. Ja ka ilus naine. Aga ju samamoodi tema, eks ju, teda kritiseeritakse, et lausa nimetatakse teda antifeministiks, kuigi ta ise nimetab ennast feministiks. Paglia nimetab ennast feministiks. Ja ta pritsib sappi, sitta. Nii meeste kui naiste pihta. Ta on selline natukene, kuidas ma ütlen, sensatsionalist, eks ju, ta räägib sellistest asjadest, et mehe selline, et miks naised te kahdestate mehi, kui mehed on mingid nii-öelda täiesti siuksed agressiivsed, suunatud olendid, kes ei saa mitte kunagi endale nagu rahuldust, et nad piinlevad kogu oma elu vägivallatsedes ja ringi joostes ja samal ajal ütlevad... see on jube. Ja samal ajal, eks ju, ta ütleb naiste kohta, et kui nagu naised oleksid nagu in charge, siis me ei oleks kunagi, mis ta ütles, we would never have left grass huts või midagi sellist. Ta ikka nagu paneb täiega. Ja ma saan aru, et teised akadeemikud krimpsutavad oma nina ja ütlevad, et ta tegeleb pigem lööklausete kui mingisuguse tõsise analüüsiga, mis on ilmselt õige. Ma hakkan kohe tema raamatut lugema, ma natukene lehitsen, see on siuke päris magus tükk. Oled lugenud Hoff Sommersi raamatuid? Ma olen natukene tema seda, kus ta räägib nendest equity ja gender feminist, who stole feminism, eks ju. Vot, sealt ma olen lugenud mingeid neid jupikesi ja siis seda kokkuvõtet kiiresti. See on mul peedekas olemas kodus. Ja ma tean, mida ta räägib seal, eks ju. Ja ma vaatasin kunagi, kui ma olin palju noorem, siis ma uurisin seda asja, siis ma vaatasin ka, kurat, mina olen ka equity feminist selle järgi vist ikkagi. Kusjuures ma tahaks öelda vahel, et nagu me oleme Eliisega rääkinud, ma saan niimoodi aru, et Eliisa on palju vähem radikaalne. Jaanas on radikaalsem. Mina olen täielik vasakpoolne, nagu ma olen nagu anarhist ja nii edasi. Ja kommunist ka või? Ei, kommunism, see on mingi saummi teema, see on naiivsete noorte inimeste värk. Siin on üks eriti huvitav lugu, sest et mina ka ajan inimesi närvi, et ma ütlen, ma olen anarhokommunist, eks ju, või see on mingi ideaal, kuhu ma leian, et tuleks pürgida, aga ma ei räägi, et de facto nüüd teeme mingi sukse asja, et see on natuke keerulisem lugu ja see vajab omaette raadiosaadet, aga ma olen tähele pannud seda, et miskipärast ma sümpatiseerin sükeste ma ütleks sükeste parempoolsete mõtlejatega mõnikord isegi rohkem. Kuigi mul on üks väga hea suse nii-öelda suskamine Camille Pagliale, et tema kunagi, tema vihkab seda postmodernistlikku filosoofiat ja ta vihkab prantslasi, eks ju, ütleb, et Foucault oli idioot ja mida ta kõike ta on, eks ju, pritsinud. Ja siis ta ütles, ja siis ma mõtlesin, ta ise nagu nimetab, ta on libertaar, eks ju, ja ka nii-öelda hoopis teise spektri inimene. Aga siis ma mõtlesin ükskord selle peale, et kurat, aga Prantsusmaa, nagu just see Prantsusmaa semiootika koolkond, mis võttiski kohe endale selle värgi, et me ei ole apoliitilised, me oleme poliitilised, me ajame seda vasakpoolset asja. Paglia siis ütles seda, et kui Foucault oleks aimugi inimloomusest olnud, siis ta ei oleks sükest sitta kirjutanud. Aga tegelikult siis ma vaatan, et Prantsusmaa on ju objektiivselt parem riik kui USA. On küll, jah. Nii, et kellel meil siin siis inimloomusest nagu vale arvamus on, et tuleb välja, et see prantslaste selline vabadusvendlus, võrdsus moto on töötanud. Ma ütleks, et Prantsusmaa on üks paremini toimivaid demokraatiaid hetkel üldse. Jah, vanasti oli liberté, fraternité, egalité, nüüd on liberté, fraternité, Beyoncé. Mingi graffiti oli kuskil ja see on nüüd uus lööklause. Aga Prantsusmaal inimesed ise ju ei ole rahul, kogu aeg streigivad. Sest nende ootused on nii kõrgel, see ongi see nali. Ja see ongi demokraatia point ka, et kui meil on, eks ju see, Elver, sina ju tead selle akta asjaga, said mingid inimesed kokku, väga fucking lahe, eks ju, ja õpetajad streikisid päris palju, saad inimesi kokku, aga kokkuvõttes on see, et siukest asja nagu Prantsusmaal, et inimesed lihtsalt
ongi kõik, me ei tee praegu tööd, me streigime, kogu riik kurat streigib, sihukest asja ei ole ja need poliitikud on sunnitud tegema midagi. Just nimelt, ja mis selle taga on see, et Eestis ei ole, Harri Taliga ametiühingu liikumist. Üks asja ei ole Eestis olemas. Ja ma mäletan seda, et kui ACTA tuli, siis ma esimest kord elus läksin meelt avaldama ja see oli mulle väga psühholoogiliselt raske nagu. Mul oli see, et kuidas ma nüüd ikka lähen niimoodi, et võtan mingi plakati kätte. Aga kui ma selle esimese kogemuse olin kätte saanud, siis pärast meeleavaldustel käia, kus ma olen palju käinud, hoopis teine asi. Aga kui ma olin pisikene tatikas, ma olin 13-aastane, ma käisin Brüsselis, kui ema töötas Euroopa Liidus tõlgina ja ma nägin 500 000 inimesega meeleavaldust kesklinnas, lihtsalt 500 000 inimest avaldas meelt ja ma olin nagu, issand jumal, nagu see on täiesti teistsugune maailma suhtumine, kui nagu meil on. Eestlased on kõik iseenda eest väljas väga individualistlik rahvus. Kusjuures antropoloogid ütlevad, et me oleme kollektivistlik, aga eestlastel on see, et nad ise näevad ennast individualistlikuna, antropoloogid näevad meid kollektivistlikuna. Me käime korra aastas õõtsumas kõik koos lauluväljal. Kusjuures mul on niisugune tunne, et ma olen hakanud ka nägema neid väga peeneid mehhanisme viimasel ajal. See on muidugi, võib-olla ma kujutan endale, eks ju, ette, ma sisendan endale sisendan mingisuguseid hoiakuid endale, aga pärast seda, kui ma lugesin seda kollektivismi asja, siis ma hakkasin nagu tähele panema, et kurat, äkki olemegi. Et kui sa vaata, kuidas minnakse ju hüsteeriasse selle Eesti rahva ja kultuuri säilimise pärast. See on ju kõik, absoluutselt kõik lähevad põlema. Kes läheb? Kommentaariumid lähevad põlema. Esiteks lähevad kommentaariumid põlema, Andrei Hostov ütles nii hästi, Eesti rahva alateadvus ongi Delfi kommentaarium, eks ju. Aga see on... Mis diagnoosi me paneme sealt? Me paneme sealt ühe väga hirmsa diagnoosi. Eestlane on verejanuline ja kättemaksuhimuline, kitsarinnaline inimene. Aga jah. Kes ju, alati on ju see teema, et mingisugused, olete te tähele pannud, et meie, võid Jaanus jälle fact checkida, et Võin. Kes on meie Eesti mingi rinnaga toitmise mingisuguse ühingu mingi juhataja, see on ka mingi onkel nagu. Ja see on üks hästi huvitav case, et alati, kui meil hakkab see jutt pihta, et meie rahvas sureb välja, meil on alati üks teatud kindel seltskond, kes selle peal mängib, minu meelest Irliu kogu nende nii-öelda partei olemus põhimõtteliselt baseerub Eesti rahvakultuuri ja keele nii-öelda säilima jäämisele ja sellele parimate tingimuste loomisele, eks ju. Siis meil on ju alati, EKRE, jumal küll, eks, nendel on ju ka see hüsteeriline värk, et kuidas ikka tuleb need vanad siuksed soorollid taastada, kuidas tuleb taastada, rahvusriik on, mida me kuulsime seal Arvamusfestivalil, rahvusriik on aegade algusest peale ainukene toimiv riik on, mõtlen, et siin ma hakkasin mõtlema, et ma juba mõtlesin, et ma nüüd hakkan õiendama, et oodake, kas siis rahvusriik ei olegi nagu selline tore konstruktsioon, mis kuskil seal 19. 18. sajandi paigus nagu sai nagu laiemat kõlapinda, et kohe aegade algusest peale ja. Et ikka kõvad sõnad tulevad ja see kõik nagu lõpuks viib selleni välja, et jälle mingisugune Kärner või kes iganes, eks ju, kirjutab sellest, kuidas ikka tema räägib muidugi oma, eks ju, sükesest kandist, me diskrimineerime naisi sellepärast, et nad ei saa nii palju lapsi, kui nad peaksid tahtma, see on siuke asi hakkab sealt välja tulema, aga et me diskrimineerime naisi, me loome neile halvad tingimused, nad ei saa mingis riigijuhtimises kaasa rääkida, aga nad ei saagi meestega samadel tingimustel kaasa rääkida, neil on teistsugune elu, neil on teistsugused probleemid, mida nad oma elus peavad lahendama. Ja et üldse me suretame, see neoliberalism suretab meil seda riiki maha, eks ju, ja kõik siuksed, meil on niisugune hästi kõnekas grupp inimesi, kes ründab siukest praegust ühiskonda just selle kandist, et me olemegi nüüd nagu sellest rahvusest, nagu me tapame ise ennast ära, me oleme sellest romantilisest pildist kuidagi, mis on nende jaoks objektiivne õige, eks ju. Selle peale nad nagu vist ilmselt ei tulegi, et see on ka konstruktsioon või midagi sellist. Aga mõtlen vahele, et see on see kummaline Mart Laari doktoritöö, kus ta nagu räägib, ma olen lugenud seda, kus Mart Laar räägib pikalt sellest, kuidas rahvusriigi kontseptsioon nagu tekkis, 19. sajand tunnistab seda, ja siis ta räägib, kuidas on erinevad koolkonnad, mõned arvavad, et see on nagu päriselt olemas rahvus ja nii on, ja ta nagu esitab ennast täiesti üks nagu mõistliku, teadusliku inimesena. Ja siis järsku ta ütleb, et aga tegelikult õige on ikka see rahvusessentsialism. Ja ta ei põhjenda seda, ta lihtsalt ütleb, et tegelikult see on õige. Ja siis on tohutu nagu tooni muutus selles doktoritöös. Ja siis ma lugesin seda, mõtlesin, et
huvitav, Mart Laar räägib päris mõistlikku juttu ja siis järsku tuli see ja siis ma mõtlesin, et kust sa teed mees selle hüppe? Kust sa lähed sinna edasi? Mille põhjal? Kognitiivne dissonants. No minu arvates ka. No siis on ju, kes meil on veel väga kõnekad olnud, Lauri Vahtre on väga kõnekas inimene, no Helmed on meil siis aeg-ajalt ikka mingisugune, no meie kõik need kirikutegelased, eks ju, et kogu aeg ikka jääb kõlama see, et naine ei täida oma kohust, mehed on mingid, tsiteerides nüüd Pulleritsu, mingid lödipüksid, eks ju. Ma võin Pulleritsust räntida pikalt teile. Jah. No, aga tegelikult selles mõttes, et mõned naised täidavad oma kohust nii-öelda ja need naised, kes täidavad oma kohust, need reeglina on siuksed, kes ei lähe ülikooli õppima, kes saavad ruttu oma lapsed ära. Kus sa tead, on sul numbrid? Mina näen küll, et minnakse ülikooli õppima. Kas või võtta Virginia Woolfi grupp, inimestel on seal lapsed ju enamikul, kes seal põhiliselt räägivad. Palju lapselised pered, kui paljud seal on haritud naised? Päris palju. Arvad? Ma toon teile ühe näite. Oota nüüd, mis on palju lapseline? Sa mõtled nagu mingi 5 ja üle või? 5 ja üle, ütleks niimoodi. Kui ma ei teagi. See point, kui ma jõuda tahan, on üks hiljutine uuring ka, läks seda teed, vist oli Inglismaal tehtud, kus oli teemaks natukene looduslik valik ja kui film nimega Idiocracy midagi ütleb, vot, et kui palju näevad need, kes ei ole väga intelligentsed ja vähem lapsi saavad need, kes on intelligentsed, siis tegelikult ju üldine sükene intelligentsi tase ühiskonnas väheneb. Nii et sina kui äärmiselt intelligentne naine, sina peaksid just palju lapsi saama. Ei pea, sellepärast, et Kas sa ei hooli Eesti riigist? Ei, ma ei hooli mitte millestki peale Eesti rahvast ka mitte? Ei, mind ei huvita, kuhu ma olen sündinud, see on juhuse tahe, mina ei ole palunud siia sündida, minule mingisuguseid kohustusi külge haakida, teile ei õnnestu. Sa tarbida riigi hüvesid, sul on kohustus riigi ees järelikult. Aga ma olen ka teinud täpselt seda, mida ma olen pidanud tegema selleks, et neid hüvesid tarbida. Ma lähen tööle, ma olen käinud tööl, ma olen maksnud maksu, eks ju, ja ma ei saa aru, mida ma pean veel rohkem tegema. Selles mõttes, et võt siin ongi nüüd see, et no räägime siis natukene Hume'ist kunagi, väga tore inimene, David Hume rääkis sellest, et tol ajal siis, kui tema oli nagu tegevfilosoof, siis oli üks põhilisi sükseid ideid, et ühiskond, me oleme nüüd kokku leppinud need reeglid, me nüüd kõik elame siin ja miks sa siis ei täida, sa saad need hüved, sul on kohustused, klassikaline värk. Ja siis Hume nagu pani ka tegi selle uppuva laeva asja, või just mitte uppuva laeva, aga just lihtsalt selle laeva analoogi keset avamerd, et aga tegelikult me ei leppinud kokku. Et mina ütlen ka, mina ei leppinud sellistes reeglites kokku. Mina pole ka kuskil alla kirjutanud. Mina ei ole ka, eks ju. Mina tahan teistmoodi elada. Ma tegutsen aktiivselt selleks, et minu elu siin oleks teistsugune. Mina teas põhiseaduses pole ka kuskil kirjas, et naine on kohustatud sünnitama 2,1 last. 2,3. 2,3 nüüd juba? Okay. Aga miks siis ei korraks, lõpetan ennem selle Hume SRS, ma küsin ühe provokatiivse küsimusega, et nüüd ongi see, et mina ei ole kokku leppinud ja siis nüüd öeldakse, mine siis ära. Aga nagu Hume ütles, aga kuhu sa lähed ära? Sul ei ole tegelikult päris suurt nüüd, ootad praegu, nüüd jaa. Sinust saab mugavuspagulane. Jaa, muidugi. Ütleb inimene, kes passib oma fucking lödi persel kuskil mõnusas kohas Ermis ja ütleb, et on mõnu, mis ta ütles? Mugavuspagulane. Ja lodevuspagulane. Lodevuspagulane. Tead sa, mine ela natukene seda elu, mis teised inimesed elavad ja siis vaatame, mis sa räägid. Ma ütlen ka, Tõnis Lukas, kunagi kahetsusväärselt ma pidasin lugu sellest inimesest. Inimene, kes on lihtsalt kuidagi sõbra mehe poolest pandud ERMi direktoriks. ERM on põhimõtteliselt täiesti pseudo, ütlen krüpto natukene kahtlane rahvuslik projekt, kuhu maetakse mingi räige papp, ma elan ise ERMi kõrval, ma näen, mis seal toimub. Tehakse mingi mõttetult suur maja, mitte keegi see kunagi nii käima ei hakka, kõik teavad, et mitte keegi see kunagi käima ei hakka. Ja siis see mees tuleb rääkima, kes on eluaeg lasnud liugu, on saanud Riigikogu seda toledat 3000 eurist palka. Ja see mees tuleb rääkima mingitest mugavuspagulast, et nagu mees, pane suu kinni. See on jah miskipärast alati niimoodi, et sellised valged heteromehed ikka teavad, kuidas on kõige õigem ja kuidas ikka kõik on nii. Teema, on ju.
ei no sa ju saad aru, et valge heteromees on üks päris tabav sihuke nimetaja teatud maailmavaatega inimeste kohta ja kusjuures see ei ole mitte mingisugune meestele eksklusiivne nimetus, vaid valge heteromehe suhtumisega on naisi ka päris palju. See on üks teatud ellu suhtumise viis. Valge heteromehena mina tunnen ennast diskrimineerituna, et sina paned mind samasse kategooriasse Tõnis Lukasega. Aga kas sina oled valge heteromees, Elver? Vaata, ma olen valget värvi ja ma olen heteromees. Aga vaata näiteks Jaanus on ka valget värvi ja heteromees, aga ta ei ole valge heteromees, saad aru, see, mis sidekriipsidega kokku kirjutatakse. See on mingi eraldi sükene solvang. See on eraldi solvang, see on selline... See on rassistlik solvang. See on selline solvang inimese kohta, kes on ilmselgelt privilegeeritud ja siis heidab teistele ette, kuidas nad ei saa hästi elatud ja kuidas nad ei täida oma kohustusi. See on selline väga egoistlik ja minu meelest isegi küüniliselt julm hoiak maailma asjadesse. Mina ei tunne ennast privilegeerituna. No, aga muide, ma mõtlen vahele, mina tunnen ennast privilegeerituna. Sellepärast, et mina olen käinud niisuguses koolis nagu Miina Härma gümnaasium, sellepärast mu vanemad sokutasid mind sinna sisse. Pursui. Põhimõtteliselt. Ja ma olen saanud elus palju lihtsamalt läbi tänu sellele. Kas kui ma ütlen inimestele, ma olen Härmast, nad on kohe mingi, ikka on päris kõva kool. Ja minu elu on palju lihtsam tänu sellele, et mul on õnne sündida valgeks meheks. No ei, kuule, see ei ole valge mehe teema, see on pigem klassi teema. Kui sa räägid mingisuguse valge mehe, kes kusagil Karuperses elab, on ju mingi, ma ei tea, Kapakoolis ja sa räägid temaga, tema ei ole käinud Miina Härma gümnaasiumis, tal ei ole neid hüvesid, neid privileege, mis sinul on olemas. Sinul olid piisavalt jõukal järjel vanemad, kes suutsid sulle seda pakkuda. Et see on klassi teema ikkagi. Mina ei olnud see jõukas. Härmas saavad 2 sorti inimest kõikidesse Eesti eliitkoolidesse. Kas rikaste vanemate lapsed või siis ülikooliga seotud vanemate lapsed. Minu ema on ülikooli õppejõud, tänu sellele mul oli see nii-öelda värk. Sa oled privilegeeritud klassi liige. Olen, ja sellepärast ma olengi vasakpool, ma olen nagu Engels oli ka vabrikant, aga aga sa ei saanud sinna sinu nahavärvi pärast või sinu seksuaalse orientatsiooni pärast. Eestis meil on selles mõttes keeruline sellest rääkida, et meil tõepoolest on nagu enamik siin valged, aga näiteks kui te loete igast sotsiaalmeediat USA-st, siis seal on väga hästi nagu tähele panna, kuidas meil hakkab tekkima selline väikene lõhe teatud koolides selle vahel, et vaata, siin ei ole küsimus lihtsalt puht sinu nahavärvis. See on täiesti, kui sa võtad selle kui üksinda mingi nähtuse, kui võtad selle, et kas asi on selles, kas sa oled mees või naine, selle täiesti eraldi, siis see ei ole ka, sa pead alati vaatama seda suurt pilti. Et kui meil on tegemist mingite sihukeste institutsioonidega, mis on nagu alati olnud näiteks tugevalt meeste poolt juhitud, teatud sotsiaalsest klassist meeste poolt juhitud, siis seal on näha alati selline väga sihuke huvitav nähtus, et ennem alati saavad need mehed ja naised vähem, peaaegu alati, sellepärast, et ühesõnaga, sul on mingi sihuke, võtame kindla näite, siis ma ei ole muidu ma olen liiga ma hakkan juba juua täis jääma. Muidu ma olen liiga abstraktne, võtame näiteks, jälle kuulsin, eks ju, siis USA filosoofia õpingute teema. Mis seal juhtub? Nii valged kui mustanahalised naised kukuvad välja või mitte ei kuku välja, nad lähevad minema ja mustanahalised mehed lähevad minema ja jäävad alles valged mehed. Ja hakati sisemiselt siis põhjuseid otsima, miks see nii on. Ja väga palju on sellest räägitud, väga palju on sellest kirjutatud ja üks väga tore blogikeskkond, kus ma panin tähele sellist, kuhu kõik siis inimesed, eelkõige naised filosoofias said kirjutada, et mida ma olen kogenud oma elu jooksul tehes karjääri siukses kohas, siis oli näha nagu seda, et keegi, seal oli mustanahalisi naisi, eks ju ka, kes rääkisid. Ja seal oli see, et ma olen nähtamatu. Mind ei kutsuta nendele igasugustele õhtukestele kaasa. Tihtipeale seal oli väga palju sükest asja, seda nimetatakse citation blindness. See on see, et sina kui nii-öelda tegev filosoof oled kirjutanud näiteks mingi artikli selle avaldanud ja sinu idee on keegi kuulsam filosoof, peaaegu alati keegi valge mees, on võtnud selle üle ja ise kirjutanud ja siis hakatakse hoopis sinu asemel teda tsiteerima ja see pidi nagu
üleüldiselt sihuke teema olema. Ja seda, kuidas naised ja mustanahalised tunnevad ennast nagu nähtamatutena, see on küll teema. Ja see ongi see, et need protsessid on palju keerulisemad kui see, et mitte keegi ei diskrimineeri ju otse niimoodi. Välja arvatud TTÜs, oi jumal, ma kuulsin nüüd sellest, seda muidugi nimesid nüüd ei nimeta, mulle ei öeldud ka, aga TTÜs oli konkreetselt niimoodi olnud, et mingisugune klass välismaa tudengeid, seal oli palju mustanahalisi õpilasi, ma ei kujuta ette, mida see palju võib tähendada Eesti kontekstis, aga seal oli olnud hästi palju neid, kõik läksid koos ja kirjutasid avalduse, et see õppejõud on rassist ja mitte midagi sellest ei saanud. Ja see info jõudis minuni peale Arvamusfestivali natukene. Ega me sellest Peeter Lauritsast, sellest case'ist ei räägi praegu kuidagi ümber nurga? Ma ei tea, ma tõesti ei tea, see info jõudis minuni mingi 2 nädalat tagasi, millal see Arvamusfestival oli. See toimub kogu aeg. Räägime sellest privilegeeritusest. Okei, sa käisid Miina Härmas ja sind võetakse võib-olla kergemini jutule selle pärast. Okei, oletame, et mingisugune reaalne positiivne mõju on seal olemas. Käid Harvardis, käid Oxfordis, on ilmselt ka samasugune positiivne mõju olemas. Või siis ülikoolis on ju, et mingil põhjusel võib-olla sind tsiteeritakse tihemini ja paremini, sul on loengus kergem löögile pääseda, kui sa oled selline nagu valge ja mees võib-olla. Aga millised privileegid on naistele? See ei ole ju ometigi selline ühtepidi, et ma olen valge mees ja nüüd kõik on hea ja ma ei pea midagi tegema ja raha tuleb ja täitsa tore on. Või kui ma vaatan näiteks Facebookis on selline grupp nagu tutvumine ja seal grupis tihtipeale neiud, kes on selline 20-24 sinna vanusesse jäävad, panevad täiesti süntsa pildi endast ülesse ja siis tuleb mingisugune 400-500 kommentaari igaüks eraldi mehelt, kes kõik pakuvad igasuguseid hüvesid selle neiule, et vähegi kokku saada temaga. Aga jumal küll, ärge tehke seda. Ma tean täpselt... Mina ei tee seda! Ma mõtlesin abstraktselt, et ma ei rääginud sinust. Et ma tean täpselt seda sorti mehi, kes nagu teevad naistele a la kodutöid ära. Ja näiteks ma mõtlesin, kui ma veel füüsikat õppisin ühe semestri, siis meil oli selline programmeerimise algtõed, selline aine on ja ma olin tuttav ühe tüübiga, see on hästi läbi ja ta rääkis mulle ka, et ta teeb mingitele tšikkidele nii-öelda neid. Aga miks sa teed seda? Ära tee, ole väärikas. Ja mina tean ka neid tšikke. Nad tahavad saada naistelt tähelepanu ja keppi. Nii ei saa keppi. Keppi ei saa, tähelepanu saab ikka. No tähelepanu saab, aga mida see tähelepanu siis nagu väärt on? Aga kas, kui sa oled naine, sa oled keskmisest ilusam või kas või täiesti keskmise välimusega ja mehed jooksevad tormi, et sinu ees 100 asja ära teha ja sulle pakkuda raha ja hüvesid ja tasuta jooke ja mida iganes. Kas see ei näita privilegeeritust ühiskonnas? Aga see näitab jälle nendes mingites väga väikestes mõttetutes asjades. Vaata, nüüd ongi minu meelest, kui ma sinuga, Elver, kui ma sinuga räägin, siis ma näen nagu, et okei, sina nagu keskendud sellele, aga mina keskendun sellele, et miks me loome siukse olukorra, kus siukest asja sa saad teha. Oi, väga tore. Ja mis sealt lõpuks siis tuleb? Nagu mu ema rääkis noorena, eks ju, tema mingid sõbrannad, et mina ei ole mingi feminist. Ja nüüd on see, et mees jättis maha, lahutas, nad on puruvaesed ja sest et tehti lepingud, et sa ei saa ilmselt mitte midagi. Ja siis on see, et appi küll on ühiskond ebaõiglane, aga miks sa siis olid selline? Ja miks me soodustame siukest asja? Miks me teeme nendel naistel, kes tahavad midagi teha, selle tegemise raskeks? Miks nad peavad kogu aeg vastuvoolu ujuma? Kogu aeg sa pead ennast topelt tõestama, kogu aeg sa pead näitama, et sa ei ole mingisugune avalik mingi objekt, mida katsuda võib. Et vaat see on see, mis minu meelest on ülbe, millest mehed üle vaatavad, nad naeravad, sest neil ei ole seda kogemust. Nad ei kujuta ette, mis tunne see on, kui kogu aeg sulle vaadatakse otsa, nagu sa oleksid mingisugune taun. Kuidas kogu aeg, see on selline, see väsitab nii hirmsasti, kuni lõpuks see lihtsalt peksab need nõrgemad välja, kes ei jaksa. Ja see on täiesti ratsionaalne, et nad lähevad ära. Miks sa peaksidki elama mingis siukses maailmas, kus sa tead, et sa pead kogu aeg topelt tõmblema? Jõle vastik hakkab. Päris hull masekas tuleb ka sellest. No nagu ma võin enda poolt seda öelda, et kui me räägime mingites baarides umbes, et tullakse nagu katsume. Minul on näiteks saanud selline juhtum, et ma olin oma tüdruksõbraga endisega olin baaris
ja noh, ma olin sihuke, mul oli mingisugused rohelised püksid, mul oli mingisugune punane särk, seljas mul olid pikad juuksed, nii edasi. Ja istusime tüdruksõbraga kõrvuti. Ja siis mingisugune sihuke jorss tuli, istus kõrval ja hakkas mu tüdruksõbraga rääkima niimoodi nagu umbes, et hakkab nüüd teda kohe sebima. Ja siis ma pidin tegema selle kino, et okei, et ma siis nüüd ajan ennast puhevile nagu kukk ja ma hakkan siis näitama oma mehelikkust ja oma seda, et see on minu property umbes siin ja see, ma ka ei viitsi, ma üldse ei viitsi. Kuule, me võrdleme väga imelikke asju praegu, mis nagu väga ei ole võrreldavad. Ja. See, et sa käisid Miina härmas selle eest, keegi võtab sind jutule võib-olla altimalt või siis see, et sul mingisugune näiteks 500 naist jookseb sinu peale tormis, käisid Miina härmas, ma tahan keppi saada. No seda päris ei ole. No aga teistpidi see on olemas, kes ei ole nagu suurem privileeg naistele ja teiselt poolt jällegi, kui me vaatame kogu see sookvoodi teema on jällegi naistele allainduse tegemine. Jällegi aga kuidas ei ole see meestel, või noh, miks sellest ei räägita, et poisse võetakse kvoodiga kooli? Mis mõttes, kus kohas? Päriselt sa ei tea seda, Elver? Kus kohas räägime? Kõik klassid, mis võtavad esimesse või teise klassi, noh, oleneb kumbas minnakse, eks ju, otse, võtavad võrdselt poisse ja tüdrukuid, rakendavad poistele kvooti. Muidu saaks, kui tulemuste järgi panna, siis tehakse see, et saaks rohkem tüdrukuid kohti. Sa ei teadnud või? Sest on nii palju räägitud sellest. See on juriidiliselt korrektne. See on täiesti korrektne asi, mida tehakse. Sellepärast, et kui tahetakse saada selle võrdse värgi, siis see toimub kogu aeg. Vaat see on, mul on jah kahju, et sa ei ole seal teatud inforuumis, kus on meie need haridusteadlased ja koolijuhid. Kõik, see on täiesti common knowledge, Elver, seda tehakse kogu aeg. Et seal me ju rakendame kvooti ja keegi ei virise. Mitte keegi ei virise selle üle. Mina kuulen sellest esimest korda, aga mina küll viriseksin. Aga ma olen ju seda ise internetis kirjutanud, mina ei tea, miks keegi kurat siis ei kuula, ei loe mind. Seda tehakse, see on just jälle üks inimene, kes on sellega seotud, kirjutas seda, et ka rääkis ühe koolijuhiga ja et umbes oli mures, oli vist koolijuht või keegi ka haridustegelane, see oli 2 haridustegelast, rääkisid oma vahel ja üks ütles ka, et huvitav, et kuidas me siis nagu seletame seda või et me ei taha ju solvata kuidagi, et poisid oleks nagu halvemad või midagi sellist ja selles ei olegi üldse asi, et nad oleksid halvemad. Siin on lihtsalt see, et meil on teatud bioloogilised erinevused teatud eluetappidel ja sellega arvestatakse ja ju võetaksegi. Ja kui me nüüd bell curve'ist räägime, eks ju, lähme korraks nüüd sinna, siis sorry, see on täiesti oodatav tulemus, et neid poisse kukub ka koolist rohkem välja. Sest et väga andekaid ja väga vähe andekaid on alati poiste seas rohkem kui tüdrukute seas. Ja sellepärast ma leian, et siin ei ole nii suur nii-öelda social injustice, mida tihtipeale nagu üritatakse väita, vaid siin on lihtsalt see, et siin on teatud väiksed siuksed paratamatused ja ma näen, et see toimib. Kuigi on üks väga hea argument selle kohta, et siiski piisavalt palju andekaid poisse ei jõua sinna välja, kuhu nad peaksid jõudma. Sellepärast, et kui sa vaatad selle bell curve'i nüüd seda, nagu selle sisu, siis peaks ülikoolides olema poisse rohkem kui tüdrukuid. See on siis andekaid poisse ja keskmiselt andekaid, see on tõesti kohutav sõna, aga parema puudumisel ma praegu räägin niimoodi. Keskpäraseid. Keskpärane on tegelikult väga okei. See on ka üks teema, inimesed, sellel sõnal on halb maik juures. Aga et peaks nagu olema, poisid peaksid olema tegelikult üleesindatud, aga miskipärast ei ole, on tüdrukud ja nüüd oligi see Mata riigieksami vaatamine, et tuli välja, et tüdrukutel oli matemaatika, see oli siis nüüd keskkooli riigieksam, siis nad on teinud seda paremini. Ja see läheb nagu vastuollu selle bell curve'i ja üldse nagu nende nii-öelda selle sugude teadusega, mis on tehtud. Et midagi siin nüüd tõesti on, sest vastasel juhul peaks natuke pilt teine olema. Ma toon ühe näite vahele sellest, et see riigieksamite värk, et näiteks kuidas mina siin ajakirjandusse sisse oli see, et ma
äkki, et ma õppisin, ma sain nagu riigieksamitega füüsikas, sest füüsikas on lihtne saada, ma olen mingi 70 ja sinna on jah lihtne saada, aga sinna seal raske jääda, jah, see on see teema. Aga siis ma läksin ajakirjandusse ja ma tegin akadeemilise testi, ma sain mingi 86 vist ja ma ei pidanud enam isegi katsetele minema. Et see akadeemiline test on siuke, no millest räägitakse nagu soosib nagu poisse. Ja siin on see teema, et nad vaatasid huvitavalt seda, et kuidas poisid ja tüdrukud, kõigi siin me vist võime juba rääkida meestest ja naistest, eks ju, saavad nendes nii-öelda ülikooli sellel nii-öelda astmetelt, nii-öelda kuidas nad ülespoole liiguvad, siis nad panid tähele, et tüdrukutel see käib selle nii-öelda hinnetega kooskõlas oleval nii-öelda mustril, et need tüdrukud, kes saavad häid hindeid, need saavad nagu edasi magistrisse. Ja poistel pigem oli näha seda, et need, kes selle akadeemilise testi nagu tegid hästi, need nagu said edasi. Kui siis muidu leiti ka mingisugune selline korrelatsioon, et kes on saanud akadeemilise testiga sisse, see kukub kergemini välja? Oli jah, ma olin seal ühel konverentsil, kus sellest räägiti. Näiteks mina olen selles riskigrupis sellepärast, et ma väga ei viitsi nagu koolis käia. Ja veits igav on aga seda on ju ka uuritud, et siin ongi nüüd see, ikkagi mina pooldan ka seda seletust, et see on see, et poisid saavad aru, et neil ei ole seda haridust vaja selleks, et neil nagu läheks hästi. Ei ole näiteks, mul üks hea sõber ei viitsinud enam ajalannast õppida, nüüd ostab metsa kokku ja teenib väga head palka sellega ja ilmselt hakkab karjääri tegema. Räägi sellest, kuidas ta sai selle töö peal. Tutvusega. Nii, mis tutvusega? Sugulase kaudu. Nii, mis soost sugulane on? Mees. Ja millised kõik tema töökaaslased on? Joodikud. Ja kas nad on mehed või naised? Mehed. Kas ta käis nendega koos nagu hängimas? Ja käis koos joomas nendega. Jah, võt, nii. See ongi nüüd see, kuhu ma jõuda tahan. Kes keelab naistel hängimast meestega? Aga hängivad, aga sellest ma varsti kirjutan ka, et see ei too nii-öelda soovitud tulemusi. Miks seda arvad? See de facto ei too. See on see, et kui nagu mina räägin puhtalt oma kogemusest, et kui mina käin koos oma nii-öelda meeste ja naissõppudega koos kuskil baaris väljas, siis me räägime nagu mingitest üldistest teemadest ja kes kõigi seal sõib kedagi võib-olla natuke niimoodi. Aga kui see, kuidas tööd saadaks, on see, et 2 tüüpi või 3 tüüpi lähevad koos õlut võtma ja siis on see värk, et nüüd räägime nagu business juttu. Ja tead, kus veel töökohti saab? Suitsunurgas. Ja seda on ka uuritud, kuidas töötajad, kes suitsetavad, teavad firma asjadest hästi palju rohkem kui need, kes ei minu kogemus näitab seda väga hästi. Mina olen saanud oma sõbrad suitsunurgast, kui ma olin räme alaealine, jumal tänatud, et ma seda tegin, see on väga poliitiliselt ebakorrektne asi, mida öelda, aga tõesti jumal tänatud. Mida te arvate haridussüsteemist, mis on sooliselt segregeeritud? Väga halvasti arvan. Ma arvan, et see on see Inglismaa näide ja see propageerib sellist... Aga akadeemilised tulemused on paremad mõlemal tegelikult. Jah, aga näiteks ma lugen üksteist nagu George Orwelli pikka esseed sellest, kuidas ta käis erakoolis Inglismaal. Ja see kohutav alandus, mida sa pead taluma seal pidevalt, kogu see süsteem. Aga me räägime nagu siukest tavalisest asjast. Me lihtsalt nagu vanalinna hariduskolleegiumis põhikoolis on poisid ja tüdrukud eraldi ja keskkoolis siis kõik lähevad segamini. Et võt see on päris huvitav teema, et tõesti jah, on näha, et tulemused paranevad ja minu meelest need inimesed, kes nagu selle üle vaidlevad, need päris nagu tugevalt lähevad 2 lehte. Ühed ütlevad, et ei, ärme tee seda ja teised ütlevad, et näete, aga on ju parem. Üks argument, mina olen jälle nüüd 2 vahel, kohati ma tunnen, et minul ei olnud probleemi. Tõesti, ei olnud ja ma nagu, aga vaata, siin on jälle see, mina käisin ka sellises heas koolis, kus ei ole problemaatiliselt lapsed, kus ei ole mingit, nii, kuidas sellega öelda, probleemsetest kodudest pärit lapsed või mis nende kohta öeldakse. Et üks argument, mida ma olen kuulnud, mina ise nüüd ei väida seda, ma olen lihtsalt kuulnud, on nüüd see, et kui me lööme siis tüdrukud ja poisid lahku ja poisid on häälekamad ja seda on nii palju, seda on katseliselt kohe uuritud selles mõttes teaduslikult ja on nagu pandud seda tähele, et mehed räägivad naistest üle, poisid räägivad tüdrukutest üle ja nad domineerivad hästi kergesti ja siis tüdrukud jäävadki vait. Ja nüüd üks argument, et miks hoida siiski need segaklassid on see, et kui sa nüüd oled harjunud seal oma tüdrukud harjunud seal omas keskkonnas nagu niimoodi vabalt rääkima ja siis hiljem nad pannakse kokku, siis see šokk on nagu veel suurem, et appi mis nüüd ongi niimoodi siis või? Ja mina ütleks siis vahele seda, et näiteks kui ma oleks käinud sellises koolis, kus oleks, ütleme põhikool, oleks ainult poisid, siis minu social skill'id
lihtsalt normaalselt nagu vastassooga suhtlemises oleks ikka väga palju madalamad. Minu meelest ka on see, et ma olen tähele pannud seda, et kuidas nüüd nagu ma olen, osad bioloogid nagu minu meelest lähevad sellega üle piiri, et nad nagu hakkavadki rääkima juba niisugust juttu, et mehed ja naised ongi nüüd nii erinevad, et lausa nende kogu see ellujäämisstrateegia, kõik need nende adaptsioonid on erinevad selleks, et ellu jääda, eks ju. Et see teebki nendest nagu kaks kuidagi niisugust nagu täiesti erinevat inimgruppi, kelle niisugused oskused ja huvid absoluutselt nagu enam ei kattu või noh, et ongi nagu täiesti vale eeldada, et neil oleks mingisugused samad huvid või nii-öelda samad kuidas see, ma ei tahaks öelda nagu desire, sest see on nagu halb sõna, nagu, et nad tahavad täiesti, jah, võib-olla erinevaid asju, et minu meelest see on nagu juba liig. Soodumused. No jah, soodumus ei ole nagu päris see, aga nad juba nagu väidavad seda, et me tahamegi juba täiesti erinevaid asju. Ja võt see on juba minu meelest täiesti selline, Eesti keele etümoloogia soodumus on nagu sugu. Nagu sooline soodumus. Aga ma arvan, et see on ikka natuke nagu self-fulfilling prophecy, et kui sa nagu lähtud sellest ja sa hakkad segregeerima, siis ta lähebki niimoodi. Ta lähebki niimoodi ja mina leian ka, et ärme nüüd veel igaks juhuks tee siukseid rutakaid samme, sest ma olen paranoiline inimene, mina kardan seda, et kui me lööme need klassid niimoodi lahku, siis me paneme tähele seda, et ühtedele õpetatakse ühtesid asju ja teistele teisi. Ja ma olen täiesti veendunud, et poistele õpetatakse palju kasulikumaid asju kui tüdrukutele. No räägime kas või tööõpetuse soolisest segregeeritusest, mis minu meelest väga ilmekalt näitab seda, kuidas me õpetame tüdrukutele täiesti mõttetuid asju, mida absoluutselt vaja ei ole. Ja ma tean, et keegi ütleb, oi, nii tore on oma lapsele sokke kududa, whatever. Mine õpi see vabal ajal, aga ausalt öeldes seal puutöös, see oli põnevam. Ma sain 1 veerandi seal olla ja ma küsisin, kas ma võin palun edasi seal olla, ma ei taha minna sinna tüdrukute tööõpetusse, see on täielik jama. Ei. Mul oli vastupidine kogemus. Meil oli see üks kord, kus tehti seda, et tüdrukud tegid postitööõpetust ja vastupidi. Ja minu jaoks mingi uus maailm avanenud. Ma saaksin siin rahulikult teha seda, mida ma tahan, mis oleks olnud täpselt endale šokkududa, sest see huvitab mind rohkem kui mingi puutöö. Aga see on minu isiklik valik, aga ma ei saa seda valikut teha, sellepärast meil oli tööõpetusõpetus, et et poisid, kas munad on karvased juba või? Vot see on jah, siin on kui me käisime seal arvamusfestivalil Jaanusega, me olime ühe väga toreda naise juures, ööbisime, kes oli haridus, ta oli ametnik, kes sellega nagu tegeleb. Kes ta oli täpselt? Ta oli mingi haridusminni, mingi tippametnik. No nii, ja siis tema rääkis seda, et väga umbes progressiivseid asju mõeldakse seal nii-öelda, mulle meeldib üleval korrusel välja, aga miskipärast see on nagu koolides on asi kinni, et seda ei rakendata. Aga mul on nagu, ma tõesti kardan seda, et kui me nüüd lööme lahku, siis me jälle teeme seda, et need on nüüd poisid, nad on nüüd sellised, meil on nüüd tüdrukud, nad on nüüd kõik sellised. Ei ole ju tegelikult, me ju näeme seda, et ei ole. Ja siis me teeme seda asja veel hullemaks. Et palun, katsuks nagu asja siis ikka niimoodi teha, et igaüks saaks olla õnnelik. Ja selleks, et inimene saaks olla õnnelik, võiks tal olla väga palju vabadust tegutseda oma soovide järgi. Et katsume nüüd mitte jälle sinna roosasse ja sinisesse kasti inimesi taguda. See ongi see, et what feminism is about nagu at its core on ju vabadus, et las inimesed lihtsalt teevad, mis nad tahavad. Jah, minu meelest ka. Kas inimesed oskavad selle vabadusega midagi mõistlikult peale hakata? Ma juba ootasin, millal see küsimus tuleb. Nagu te mõlemad mainisite, siis te ei ole käinud koolis, kus oleks väga palju olnud probleemseid lapsi, kes on pärit probleemsetest peredest. USA kohta on väga huvitav statistika, et 80% nende vanglapopulatsioonist on pärit üksikemaga peredest. Ja kus ei olnud meest, kus ei olnud niisugust korralikku mehelikku eeskuju ja tulemus on see, et väga paljud neist jõudsid vanglasse välja. Minu meelest
vaat ma natuke lahmin, aga minu arust see on täielik jama, siin on minu meelest hoopis selles asi, et keegi ei tegele sinuga, sest et see ema võtab sul mingid 2 töökohta, teda ei ole kodus ja sa oled lihtsalt täiesti lääbakil. Ja kui nad on uurinud üksikisadega peresid, siis seal on täheldatud seda, et need üksikisad saavad sitemini hakkama kui üksikemad. Ja see oli nüüd see viimane asi ka, mida ma seal kevadel ühel konverentsil nagu vaatasin, et seal nagu räägiti, et et konkreetselt niimoodi ongi leitud. Et mina ütleks, et see probleem on nagu üldisem, et siin on see üksikvanema probleem ja see ühiskond, mis sind absoluutselt ei aita. Nii, aga ühesõnaga sina toetad niisugust traditsioonilist mudelit, kus on isa ja ema ja lapsed ja koer ka? Ei, absoluutselt mitte. Mina toetaks sellist varianti, et igaüks saaks nagu võimalikult palju vabadust ise otsustada ja kahjuks ehk siis tõesti nagu võib-olla üksikvanem ja riik peab toetama? Või kas just mingisugune võrgustik võiks olla, see ei pea olema riik. Keegi peab kinni maksma selle lapse pidamise. Keegi peaks kuskilt midagi natukene tilgutama, jah. Kahjuks küll. Ma tooks näiteks üks koomiku nagu Louis C.K., kes on me kõik arvastame teda siin. Me arvastame vist kõik teda, jah. Et ta rääkis ka sellest, et tal on praegu see joint custody, et nädal aega on lapsed tema juures, 2 tüdrukut, nädal aega on ema juures, on ju. Talle räigelt meeldib, vaata nad saavad selle emaga kästi läbi ja kõik on hästi tore. Kõik saavad vahepeal natuke puhata nendest lastest, eks ju. Aga ta rääkis seda, et kui tema oli noor, siis tal oli üksik ema, kes kogu aeg nagu rabas räigelt tööd teha ja nad nagu ei kohtunudki eriti, et ta oli kogu aeg täpselt nagu ütlesid nagu lääbakil kogu aeg, eks ju. Et see ongi nagu see probleem, et mingisugune turvavõrk peab olema sellel lapsel. Et ja sellepärast, miks ma olen ka näiteks pooldan geide õigust lapsendada, on see, et kui need 2 gei meest või siis 2 gei naist, kui nad jõuavad nii kaugele, et nad juba on suutnud selle lapsendamise õiguse välja võidelda, mis on väga raske nende jaoks, siis nagu lähtuvalt sellest on juba selge, et tegemist on väga hoolitsevate, väga jõukal järjel vanematega, kellel on aega selle lapsiga tegeleda. Minu arvates on, olgu kõik, mis räägitakse, et lapsel on mingit isa-figuuri vaja ja nii edasi. See on meie selle lääne ühiskonna värk. See on, see, kuidas me defineerime, mis on mehelik, mis on isadus, mis on naiselik, mis on emaroll, mis on isadus, see on nüüd küll. See on meie konstrueeritud. Et sul on täiesti teistsugused kultuurid, kus mehed ja naised praktiliselt näiteks omavahel üldse kokku ei puutugi, kus on täiesti teistsugune süsteem, kus on näiteks grupp õdesid ja kõige vanem õde saab nii-öelda selle paljunemisõiguse, tema õed aitavad teda, need on niisugused bioloogide lemmikud, niisugused väiksed näited ja see isa, ta ei puutugi asjasse. Ja näed sa, ühiskond toimib väga okeilt, aga vaadake, siin on üks oluline asi, võrgustik on olemas, abi on olemas, aga see on selle tuumikpere häda, et me ei ole nagu võimelised või me ei taha või ma ei teagi, mis seal on nagu seda mingeid alternatiive väga kaaluma. Või meil on selline väga individualistlik ühiskond siiski, et me tahame üksinda hakkama saada ja ei ole sellist võrgustikku. Ma arvan küll, et siin on ka väga suur. Ja mõnes mõttes meie hiljutine selline riigikorra vahetus ka lõi segi paljud võrgustikud ja kogu see raske periood, mis tol ajal oli. Näiteks mina olen väga tänulik sellel, et minu isa on totaalne värdjas, ütleme seda. Sa oled tänulik talle selle eest? Ei, võib-olla see kuidagi kasvatas mu iseloomu, aga tegelikult ikkagi oleks parem olnud, kui teda poleks kunagi olnud. Mina arvan, see tegi sind vähem sinisilmsemaks maailma suhtes. Võib-olla tõesti. Aga mina kasvasin suuresti üles oma vanaema nagu hoolitsusel, et ma veetsin väga palju päevi oma elust vanavanemate juures ja see on nagu see, mis Tiibetis on, et Tiibetis on see põhimõte, et vanemad üldse kasvatama lapsi, neid loetakse liiga kogenematuteks, et ainult vanavanemad kasvatavad lapsi ja saavad ka hakkama niimoodi. Et igasugused nagu süsteemid võivad töötada. Peaasi on just see, et lapsel oleks nagu keegi kogu aeg, kes temaga tegeleks. Et ei ole nagu just ula peal. Jah, jällegi, see turvavõrgustik, see on oluline. Räägiti ju, võeti see üks müüt, mis levib. Kui naised on haritud, siis nad lapsi ei saa, mis on täiesti jama jutt, sellepärast, et kui sa vaatad Põhjamaid, siis seal sükest asja ei ole. Aga mis seal on väga efektiivsed turvavõrgustikud. Mul oleks süke võib-olla natuke labasem jutt, et mu ema ütles väga lahedalt, et kui ma teaksin, või kui üldse naine teaks, et see riik nagu aitab ta hädast välja või jumal teab, see võib mis iganes turvavõrgustik olla, ma ei kujuta ette, nagu igast variante on, siis
siis sa isegi ei vaataks võib-olla nii väga, siis sa ei vaataks nii väga seda meest, kes sulle on võimeline andma seda tuge, kuivõrd sa vaataksid seda, kes sulle võib-olla päriselt meeldib inimesena. Sest see inimene, kes sulle väga meeldib, keda sa võid armastada jäägitult, võib olla tegelikult täielik nagu selles mõttes eluheidik, kellele sa jumala eest nagu toetuda ei saaks. Ja mis olukorra see tekitab, on see, et ma ei saa temaga seda riski võtta. Ma pean minema mingisuguse teise tüübi juurde, kellel on palju pappi. Igaks juhuks, mis siis, kui midagi halba juhtub? Mis siis juhtub? Ja siis me tekitamegi sellise toreda olukorra, kus siin, mida sa Jaanus ütlesid, ükskord rääkisid nendest rikaste meeste naistest, kes lasevad ennast mingi karusnaha nimel taguda ja raha nimel taguda ja üldse õhtulehes oli sellest pikalt. Ja see oli päris haige asi. Et siuke asi toimub meil küll. Aga tulles meie alguse poole tagasi, et meil ei ole siukest nagu ühiskondlikku kokkulepet, et mis peaks olema ühe kohus ja mis peaks olema nagu riigi kohus sellele ühele inimesele. Selles suhtes nagu, kas see lapse tegemine, kui see on siuke, see on paljuski naise valik, kui see ei ole nagu vägistamine või mingi õnnetusjuhtum enam-vähem. See on paljuski naise valik, et kas riik ja ühiskond peaks kinni maksma naise hobi, milleks on laps võib-olla? Aga nüüd see on naise hobi, ma arvasin, et see on tema kohustus riigi ees. Aga sa ise juhtisid tähelepanu, et see ei ole kohustus, järelikult see on hobi. Minu jaoks on muidugi hobi, aga see, milline surve sulle tuleb väljapoolt, esitab selle kui kohustuse. Ja võt see on nüüd väga oluline minu meelest. Mul üks sõbranna, kellega ma just praegu Facebookis niimoodi kõrvalt natuke chatin ja soovitan kuulata meie saadet on. Temal on olnud see probleem, et ta nagu ei taha nagu lapsi saada ja tema pere ja eriti tema vanem õde, kellel on 2 last, suruvad ikka roppu moodi, et mis mõttes sul ei ole last, sa oled 23 juba. Et kogu aeg on siuke, et kuule, come on, tee nüüd see laps ära, et mida sa jamad umbes, et ja teda nagu hullult häirib see, et see pressure on nagu, ja just see on see kummaline värk nende antifeministlike naiste poolt, kes ise enda selle lapse teinud ja siis peavad juba kõik tegema, siis see peab olema õige. Et see on keeruline. Ma ei tea, kas nagu lapse tegemine juba teeb naist antifeministlikuks või? See naine, ma konkreetselt tean, et see naine on väga antifeministlik ja üks osa sellest on see, et ta surub seda peale ka oma siis nooremale õele. Aga kas feminism ei ole ju, nagu te varem väljendasite, et see on selline vabaduse ideoloogia, et kõigil peaks olema vaba valikas või olla traditsioonilises suhtes ja mees maksab, naine kodus kasvatab lapsi, et see peaks ju olema ka endiselt valik. Jumal küll, las võtavad selle valiku, aga ärge seda siis teistele peale suruge. Neil on oma ideoloogia, vaata, nagu teil on oma ideoloogia, millest ka teie siin räägite praegu avalikkusele, et nagu tema võib ka rääkida avalikkusele ja oma sugulastele, tema on selline tore ideoloogia, teie peaksite ka seda jälgima. Tricky. See ongi üks neid kõige raskemaid probleeme minu meelest, et alguses, vähemalt mingi aasta tagasi, paar aastat rohkemgi, ma olin täiesti seal, ma olin täiesti veendunud, et kõigil peab olema nagu see võimalus ikkagi ise valida ja kui sina soovid olla selles, vaata, ma olen näinud mingeid lugematuid pilte, et mina ei ole feminist sellepärast, et ma ei ole kuidagi moodi halvem, kui ma olen nagu housewife või homemaker, nagu kodutegija, mida iganes, eks. Siis et see nagu peletab osa teemale, see nagu kuidagi see feminismi selline hoiak, et justkui nagu saaks midagi halba või et sa oled mingisugune ebaintelligentne inimene, kui sa siukseid asju tahad. Et see on nagu tõuganud osad naised eemale ja see, ma leian, et see on probleem, see minu meelest ei peaks üldse niimoodi olema. Aga üks jama nagu siit tuleb. Ja see on see, et kui meil on mingi grupp inimesi, kes elab sellise ideoloogia järgi, et teised peavad kindlasti käituma teatud moodi, siis see ei jää ainult nende koduseinte vahele. See liigub nendega koos avalikku ellu. Ja see liigub, vaata, siin ongi see, et see privaatsfäär ja avalik sfäär seguneb oma vahel. Inimesed toovad oma väärtused, eriti need, kes saavad võimu, toovad need väärtused ju ise endaga kaasa. See kehtib iga ideoloogia puhul? Absoluutselt. Aga kumba sina eeldaksid? Kas sa nagu eelistaksid eelistaksid just inimest võimul, kes ütleb, et tee, mis tahad, või sa eelistad inimest võimul, kes ütleb, et sa pead tegema täpselt nii?
no vaata, kui me läheksime selle kallale, et me sunniksime naisi sünnitama, siis see ei lähe juba kokku. Kas sa ei leia, et me juba natukene sunnime seda? Meil on sotsiaalne surve on päris tugev ja kui juba üks inimene ütleb, et ma tunnen ennast halvasti, kas ma olen halb inimene, et ma seda ei taha, siis me võime öelda, et keegi kuskilt sunnib. Koha pealt, et sotsiaalne surve nii meestele kui naistele on üsnagi universaalne selle koha pealt, et ikkagi on surve, et meestele näiteks, et kui sul naist ei ole, see järelikult on mingi saamatu mees või nagu väärtusetu mees. Kui mitmelt mehelt küsitakse, kes on kõrgetel positsioonidel, kuidas sa pere ja tööelu ühildad? See on vana teema, mida on väga palju lahatud. Kui meil hiljuti vahetus peaminister, siis oli päris suureks teemaks oli see, et ta ei ole abiellunud oma elukaaslasega, kuigi neil laps on juba olemas. Aga mitte keegi ei küsinud temalt, et kuidas sa nüüd ikkagi mehena oled? Vaata, sa saad aru, mis ma mõtlen või? Et naistelt ikkagi küsitakse seda, et kuidas sa nüüd siis ikkagi oled nii-öelda naine ja siuke inimene, mille poolest sa oled kuulsaks saanud. Kuidas sa nüüd ikkagi seda korraga oled? Arvan, aga meestelt seda ei küsita. See küsimus ütleb rohkem küsija kohta. Aga neid küsijaid on ju nii palju. See on ju norm. Ja okei, aga siin juures me peaksime hakkama vaatlema üldist nagu meediakalutatust ja kas või erineva väljaande kaupa. Et kui me räägime sellest, et Pullerits mingisuguses Postimehes kirjutab, et kuidas naine peaks ikkagi oma perega hakkama saama oma karjääri kõrvalt, siis me võime ju kõrvale võtta nagu terve hunniku igasuguseid muid ajakirju, kus on ka väga jaburat ja muid ajalehti, kus on ka väga jaburat juttu. Et ajakiri on paljuski oma tegijate nägu. Ja meil on selles mõttes on väga mitmekesine pilt on siin olemas meediaväljaannete koha pealt. No jah, kahtlemata on, et olles Eesti meediaga üsna lähedalt intiimselt tuttav, siis kuna ma ei taha ma tuleviku perspektiivi ära rikkudes, ma väga nimesid nimetama ei hakka, aga seda ma ütlen küll, et andke andeks, Priit Pullerits on ikka väga, ma ei tea, mis sajandi inimene, et miks see mees veel figureerib kuskil. Ma tõesti ei saa aru sellest. Pullerits on, ta on väga imelik inimene, aga kui sooteemadel ta on minevikus juhtinud tähelepanu, et kui kvoodid olid jälle teemaks, siis ta vaatas, et mis on ajalehe toimetuste sooline koostis ja leidis, et nendes on naisi ikka väga palju rohkem ja kui ta vaatas, et mis on ministeeriumites sooline koostis, siis seda statistikat olen ma ise ka teinud, et näiteks Sotsiaalministeeriumis 3/4 ametnikest olid naised. Ma ütlen siinkohal, et ma olen suga ühes mõttes nõus, et see on tõesti nii ja kus on see veel hullem, on nii-öelda sõsar erialal PR ehk kommunikatsioon, kus on ikka väga-väga palju rohkem naisi ja see on omaette teema, üks USA vasakpoolne ajaleht Jacobin on seda käsitlenud pikalt, et ja siin räägitakse natuke sellest, et see spetsiifiline sort stressi, mis sul on, kui sa oled ajakirjanik või sa oled kommunikatsioonispetsialist, et see väidetavalt on kuidagi naistele kergem taluda. Et see küllaltki madal palk, aga samas see selline tohutu töökoormus 16-tunnised vahel tööpäevad, et kuidagi naised saavad sellega nii-öelda, olles nendes soorolides, mis need praegu on, nad saavad sellega kuidagi paremini hakkama, et see on keeruline teema. Aga tõepoolest on, meedias üldiselt on palju rohkem naisi. Aga tipp-positsioonidel, päris tipus, on meil ikkagi mehed. Nii, aga mis siis on see naiste puhul, et mis teeb nad niivõrd kehvaks, et nad ei jõua tippu? No jällegi Eesti meedia ajalugu vaadates seda, kuidas 90. algul asi pihta hakkas, siis väga paljud mehed said väga kiiresti väga kõrgel. Näiteks üks arvamusliider, kes meil on Daniel Vaarik. Ma ei tea, kas sa oled lugenud tema raamatut Praktikaaruanne? Ei ole jõudnud. Seal rääkis Daniel Vaarik põhiliselt sellest, kuidas ta käis joomas hästi palju ja kuidas ta oli väga halb õpilane ja kuidas ta nagu üldse ei olnud kuidagi akadeemilist edukas ja siis kuidagi järsku ootamatult sai ta päris headele kohtadele. Et täpselt see on see, et kellega koos sa joomas käid põhimõtteliselt. See oli 90. alguses oli väga, väga nagu selle peal. Selle asja nimi on slängipäraselt ja anglitsismina on networkimine. Ja millegi pärast networkimisüritustel, kus ma eriti ise ei viitsi käia, siis seal naisi kipub olema vähe võitu. Jah, see on, mõtlengi, et
peaksid käima, et siin on see, et noh, et naised, no näiteks mul enda ema on mul rääkinud sellest, kuidas ta kahetseb seda, et kui ta käis veel ülikoolis, siis tema arvas, et niimoodi saab elus edukaks, kui sa lihtsalt saad häid hindeid, õpid palju ja järsku ta avastas, et oot, aga ikka nii päris ei saa. Loomulikult ei saa. Minule ülikool pooleli, nagu ma ei kurdaks selle koha pealt, et mul kontakte ei oleks või võimalusi ei oleks. Et võimalusi on rohkem, kui ma ise viitsin hakkama saada nendega. Aga räägiks ülikoolist. Meil Eestis on väga unikaalne olukord. Meil ülikooli haridusega naisi on 2 korda rohkem kui mehi ja ometigi meil palgalõhe on Euroopa Liidu suurim ja naiste kahjuks. Mida see teile ütleb? Te näete siin kindlasti mingisugust räämedat diskrimineerimist ja et naisi lasta kuhugi ja muud sellist teemat või ma eksin selle koha pealt? Mina ütlen seda, et naised tihti ei julge küsida kõrgemat palka. Kas see on sooline eripära? Ma arvan, et on küll. Ma toon selle sisse, et ma ise ei ole selline nahaalne Eesti mees, nagu paljud on ja mina ei ole see, kes tahaks ütleks, et 1000 eurot alla selle ma ei hakka rääkima. Aga ma olen erand. Ikka enamus tüüpi, keda mina tean kasvõi meedias, on sellised, et nad lähevad küsivad 1000 eurot ja nad saavad ka selle. Nii, aga sina ei küsi 1000 eurot ja seetõttu sul on palk on väiksem ja kuidas sa oma väikse palgaga pead üleval naist ja lapsi? Ma ei peagi üleval naist ja lapsi, ma ei ole seda teema miks inimene. ta peaks seda tegema? Nagu kes käsib? See ei ole tema eesmärk elus? Ei, üldse mitte. Okay, kas sa, Elver, ei leia, et mehed teevad endale ise elu raskeks, kui nad nagu võtavadki selle endale eesmärgiks? Kahtlemata teevad, aga paljuski on surve ka selle ühiskonna poolt ja ka naiste poolt tegelikult. Selles mõttes, et okei, sina, ma saan aru, oled võib-olla erand, ei vaata meest rahakoti järgi, aga paljud naised kipuvad seda tegema, et mul üks hea sõbranna, väga kõrgelt haritud, töötanud kõrgetel kohtadel, tal ei ole mingi probleemi selle koha pealt. Ja küsisin temalt nõu, et mida ma peaksin oma eluga tegema, et olla naiste jaoks atraktiivsem, lihtsalt niisama ja siis tema nõuanne oli, et kuna ta on ka mul külas käinud, et sa peaksid muretsema omale suurema ja korralikuma korteri, et siis see väljendab stabiilsust ja siis naised tahavad tulla sinuga lapsi tegema. Mina jälle mäletad, ma ütlesin sulle, et niimoodi sa saad endale mingi kullakaevaja. Ja neid ma ka ei taha. I ain't saying she's a gold digger, but she ain't Oota, with no broken niggas. Jaa, täpselt. Jaa. Kuule, aga mul pole õrna aimagi kaua me rääkinud olema, sest me salvestame selle GarageBandiga, see tuli mingi uus versioon välja ja see ei näita korralikult enam aega ja näitab mingid, ma ei tea, mingid täiesti jaburaid numbreid siin, ma ei tea, kaua me rääkinud oleme. Kell on 10, praegu näitab mul siin ja mis kelle me rääkima hakkasime. Pole õrna aimagi. No ma sain aru, et see on niisugune natuke läbu saade ka. Tegelikult ma panin seda ka tähele, et me ei ole ühtegi teemat nii-öelda korralikult nagu lõpuni arutanud, me oleme siin hullult nii-öelda see ei olegi eesmärk. Flow'd teinud. Ma lihtsalt mõtlen, et ma ise nagu mul oli nagu peas küll mingi idee, et kuhu nagu välja jõuda. Et minu meelest on siin üks eriti keeruline asi, et mingid probleemid oleks justkui sooprobleemid, aga tegelikult need on palju universaalsemad. Et ma panen nüüd oma nii-öelda jala maha, eks ju, inglise keele toortõlge, nii hirmus kui see ka oleks, siis ma ütleks seda, et me soodustame siiski naistele seda kullakaevamist palju rohkem, kui me soodustame neile ise hakkama saamist. Ja me soodustame meestele enese surnuks töötamist palju rohkem, kui me soodustame neile nende nii-öelda vaba enese teostust. Ja ma tean, et see nüüd kindlasti mõned inimesed ajab väga närvi, sest et tõsi, jälle uuringud näitasid, et tegelikult meestel on palju rohkem vaba aega. Nad väärtustavad oma vaba aega, see on nendele mingi eesmärk. Siis ma siiski leian, et just see sama teema, et sul on see surve, et ma nüüd pean sellele naisele nagu pakkuma seda ja teist, eks ju, ja sellele naisele öeldakse, et ära võta endale meest, kes ei suuda sulle pakkuda seda ja teist. See lihtsalt taas toodab iseennast ja kõik on õnnetud. Välja arvatud siis see väike grupp inimesi. Aga kui me nagu
ma leian, et kui me tahame ikkagi nagu, et ühiskonnas tervikuna midagi paremaks läheks, siis me peame natukene nagu stabiliseerima seda, et see asi nii-öelda, et see lõhe ei kasvaks. Ma saan aru, et Eesti on natukene, selles mõttes minu silmis Eesti on kuskil seal kohas, kus USA oli nagu 20. sajandi nagu esimesel poolel. Et me kohutavalt nagu väärtustame seda, et lähme nüüd tagasi sinna mingite juurte juurde ja meil on mingisugune väga tore kapitalism ja me nüüd üritame palju klotsi, eks ju. Meil on see mingi ilus naisukene kodus, kes seal teeb mingeid asju. Aga me ei saa enam niimoodi edasi teha, et näha on, et meil tekib järjest rohkem kurbasid inimesi. Ja seda võiks nagu küll kuidagi vähendada ja seda saab vähendada selle kaudu, et me lõhume neid soorolle. Nagu sõna otseses mõttes labaselt me lõhume neid, me ütleme, et sa ei pea niimoodi tegema, mitte keegi ei käsi sul niimoodi teha ja sa võid ise valida. Minu üks hea sõber tegi huvitava tähelepaneku, et kui mees on sunnitud täiskasvanuks saama, ehk siis õppima ise majandama juba üsna noorelt vanuses 18 või sinna kanti mõned aastad hiljem, kui ta ülikooli läheb, siis meil ühiskonnas ei ole siukseid surveid naistele, et nad peaksid saama täiskasvanuks, et nad peaksid õppima ise majandama. Ja kui naisel läheb hästi, kui ta on nagu atraktiivne, siis tegelikult tal ei tekigi seda oskust tal ei pea tekkima seda oskust elu jooksul. Ja see on tõesti raske oskus, mida omandada, see võtab paar aastat harjutamist võib-olla. Enne kui sa endaga saad hakkama, enne kui sa õpid tööl käima, õpid ära elama oma eelarvega, aga kui sul niimoodi, et oled vanemate kulul, lähed ülikooli, oled seal vanemate kulul, siis oled boyfriendi kulul, siis oled oma abikaasa kulul, sul on lapsed mingil hetkel, et sul ei teki seda survet, et sa pead ise hakkama saama. Aga kui me vaatame, et Eestis on naiste tööhõive nagu üks suuremaid, siis kust kohast tekib see, et sa oled nagu teiste kulul? Tööhõive võib olla, aga see tööhõive ei mõõda seda, et kas inimene osalise koormusega või täiskoormusega. Hobitöökohti on meil päris palju tegelikult. Aga kuidas peaks naine täiskoormusega nii-öelda siis saama see, mis oli 2,3 last või? Kuidas see käib? Siin ongi see võib-olla see ühiskondlike kokkuleppe küsimus, et mitu last peaks naine sünnitama ja kuidas seda tegema peaks ja kas meil peaks olema traditsioonilised soorollid või on see kuidagi võimalik muud moodi? Minu meelest see kõik on võimalik vägagi muud moodi, aga need on sellised lahendused, mis viivad inimesed nende mugavustsoonist välja. Kas võib kokku võtta, et nagu mõnes mõttes feminism, nii nagu teie seda mõtestate, on see, et viia naised mugavustsoonist välja, et nad hakkaksid iseenda eluga tegelema? Minul on küll kindlasti selline asi. Ma olen ka nõus sellega. Jaa. Sellega võin isegi mina nõus olla. Äkki hoopis sina oled feminist ja mitte meeste õiguste eest võitleja. Oi. Ma arvan, et selle kohutava mõttega võiksime täna kriipsu olla tõmmata. Aga aitäh kuulamas kõigile. Tänan kutsumast. Jaa. Teine kordki. Teine kordki. Okei.